Üllar Saaremäe. Piret Rauk. Tere õhtust. Võta istet. Aitäh, Asena. Ma istun ka kohe. Mul on põlve pärast on sant istuda, küll ma istun. Mis see põlvega on siis? Ma mingi eelmise talvine trauma. Et me oleme Üllariga kursusekaaslased. Ja... ja me oleme ühe vanusest rääkida me ei pelga ja sellepärast me saime tuttavaks 1988. aasta suvel, kui me mõlemad astusime sisse tolleaegsesse Tallinna Konservatooriumi lavakunstikateedrisse. Ja sellega seoses mul on üks mälestus ja siis ma küsin nagu selle mälestuse täienduseks, et kuidas sina seda aega mäletad. Oli 88. aasta juunikuu. Me tegime keskkooli lõpueksameid. Ma arvan, kindlalt ma tean, me läksin vene keele eksamile ja ma arvan, et see kuupäev võis olla 14. juuni, see pidi olema küüditamise aastapäev, aga sel ajal ma seda veel ei teadnud. Ma läksin Orissares oma kodu uksest välja. Meil on hästi väike kitsas tänav, niisugused väiksed eramajad. Läksin uksest välja, panin oma kodu ukse kinni ja see on üks mul eredamaid mälupilte. Meie naabermajal lehvis sinimustvalge lipp. See oli esimene kord, kui ma nägin sinimustvalget laivis. Ja mul 88, jah. Ja mul võttis põlved nõrgaks. Enne kui ma jõudsin kedagi kutsuda, ma istusin trepi peale ja ma olin täiesti tardunud. Ma vaatasin ainult seda pilti. Mis juba sügisel toimus, seda me teame kõik. Üllar on Ida-Virumaalt. Lõpetas sel aastal Kohtla-Nõmme gümnaasiumi, keskkooli, eks ole. Ei, Kohtla-Järve. Kohtla-Järve. Okay. Nagu Orissaare ja Kuressaare, vaata 2 eri asja. Ja, vaba. Sel ajal oli Kingissepa veel, eks ole. Et aga mis mälestused sinul on sellest kevadest 88? Ei, minul hakkas see pihta juba varem, vaata 77 läksime kooli, 11 aastat õppisime, et saada keskharidus kätte. Ma sinimustvalget olin näinud varem, küll mitte lehvimas, aga vanaisa pööningul, mis oli keeratud sellise jõupaberi sisse ja poisikesena ikka ronid igale poole. Seal oli igasuguseid raamatuid, mis olid põnevad ja ühel hetkel vaatan, et mingi tuutu on nurgas ja kiskusin selle välja. Ja see oli sinimustvalge lipp. Selle talu sinimustvalge lipp. 88 ütled sa, ma pakun, et mina nägin seda kuskil 5 aastat varem äkki. Ja ma ei julenud sellest kellelegi rääkida, ma püüdsin ta tagasi kerida täpselt samasse kortsusasendisse, nagu ta oli, et vanaisa ometi teada ei saaks, et ma olen kallal käinud, aga saad aru, see põksus mul, eriti sealkandis, kui sa said peksa selle eest, et sa oled eestlane, eks ole, see oli ju lihtne. Mul on näiteks see, miks ma kannan abielusõrmust selles sõrmas, sest selle nukki ma olen löönud jämedaks ja ta ei kuku ära siit. Ja tõsi lugu, et naine kannab mul siin, aga mina pean kandma siin, sest ühel hetkel kukub ära, aga olid ajad, kus tuli enda eest seista. Ja selle materjal on mul siiamaani meeles, mille ma esimest korda nägin lehvimas. Ma pakun, et see võis olla umbes sama aasta, siis kui julgeti juba nendega välja tulla. Ja minu meelest ka vanaisa tõmbas selle vardasse isegi, võib-olla mitte päris nii julgelt ja kohe, aga ma seda lippu, millest ma räägin, olen näinud lehvimas. Üllaril on üks lugu, sel aastal, kui me astusime lavakasse, siis oli selline asi, et olid eelvoorud. Me käisime kuskil kevad-talvel, Kaarli puiestee kandis sel ajal veel nime Suvorovi tänav. Käisime seal 3. korrusel etüüde tegemas, meid nagu vaadati üle, siis tulid koju kirjad, et teid soovitatakse teil astuda lavakunstikooli. Mulle öeldi kohe ära, et ei tule. Just. Sa oled seda rääkinud, aga... Ma olen oma trupile ka rääkinud, kelle liikmed on siin, kellega me teeme 7. märtsile sietõnduvat üksidest läänt. Mul ei olnud R-tähte lihtsalt, selles oli see õnnetus või õnn ka, ma ei tea, kui takka järgi mõelda. Ma rääkisin niimoodi, mul polnud R-tähte, Saaremaa, Piret Rauk, tõve kõigile, hambad kokku ja õõ-täht läbi hammast, eks. Ja neil samadel eelkatsetel siis Kalju Komissarov kuulas ja vaatas, et tüüde ma arvan, ma tegin päitsa hästi, sest ta tahtis, et ma luuletust loeksin. Aga oli ju selline vabanemise aeg ja vähemalt see oli õhus ja ma lugesin niisugust luuletust nagu Rändrotid. Kuidas rändrotid tulevad ja võtavad päris
väärtuslikku. Ühesõnaga, kuulge poliis, kuulge nüüd. Ühte tähte teil ei ole tähestikus. Uks on seal. Kõik. See oli aprill ja eksamid olid juunis. Juuli alguses, juuni lõpus. Juuli alguses, jah. 3 kuud. Läksin logopeedi juurde algkooli, kes tegeles nende pärdikutega seal. Et neil S-id, K-d ja T-d ja vaata paljud räägivad nii ja mõnel on S-id ja mõnel pole R ja mõni kõrgistab ja siis oli alpinist, see naisterahvas. Ja tal endal oli see T, mis oli kõige naljakam. Logopeed. Tere tulemast. Jah, tere tulemast. Seda probleemi on väga keeruline teiega lahendada. Tere hommikust. Ja ma ei tee nalja, see on tõesti. Ma ta nime ei ütle, sest ta on veel elavate kirjas. Aga see selleks. Aga ta andis mulle harjutused, millega tuleb tegelema hakata. Ma ei olnud neist enne kuulnud loomulikult. Mu ema oli küll õpetaja, aga R-i ta õpetada ei osanud. Ja hästi lihtne, kui kellelgi on tutvusringkonnas. Eesti tähestikus ei ole mitte ühtegi tähte, mis läheks samasse keeleasendisse kui R, aga on vene tähestikus Z. Ehk see keel liigub samasse asendisse, kus R tekib. Kõik hakkasid harjutama. Aga seal on muidugi see pull, et Z on Z, aga sa pead ta ju põrisema saama. Ja siis ta ütles, et nüüd võtate pliiatsi ja hakkate iga kord, kui te ütlete Üllas Žaaremäe, siis põristate pliiatsi otsaga seda julmalt, kuni see hakkab tööle. Ja ta hakkas tööle mul 2 kuu tõelise trenni järele. 2 kuud lasid niimoodi? 2 kuud ja ma rääkisin õpetajatele, olid samamoodi lõpueksamid. Ja kõik õpetajad ütlesid tagumisse penki ja põristage. Ja ma olin, õppisin ise samal ajal. Füüsikaõpetaja oli vaimukas mees, tõi aeg-ajalt mingid katseklaasist või mingid neid klaas. Mensuurid. Millega segatakse seda hapet sinna. Või see oli keemias. See oli vist keemias üldse, mitte füüsikas. Vahetab. Ja sellega ja ühel hommikul ema küsis, et hakka bussi peale minema, et tal on midagi juba valmis, et ma praegu ei taha või midagi. Maailm läks värviliseks täiesti. Ma olin uuesti sündinud 18-aastasena. Ma polnud selleks ajaks veel tüdrukutki suudelnud. Rääkimata, et mul oli R-de. Nüüdsest on siis nii. Ja siis ma läksin eksamile ja seal on üks lugu, väike lugu on vahepeal veel, kuna olid perfokaartide aeg, noortele rääkisin, mõni teadis, mis on perfokaart, mõni vist ei teadnud, teadsid ka tubli. Mängib ainsat naisrolli 7. märtsil, ja need kõik, kes olid ära jäänud või kõrvale heidetud sellest katsevoorudest, nende hulgas oli ka Mihkel Raud. Siis Iivika Sillar, kes oli meie hea ingel. Koolisekretär, lappas neid seal, ma nägin need kõik need noored ära, kes ka sisse või ei olnud kutsutud vastuvõtule. Ja tõstis minu kaardi sinna, kus Piret oli, sinna kasti, et saate eksamile. Aga ma ütlen ka õpetajale, ehk Komissarovile, et ma päris valega eksamile ei saanud, aga väikse niisuguse käeliigutusega ikka. Ja siis ta küsis minu käest veel, et mis ametit teie isa peab, ma ütlesin ehitaja ja kaminameister, aga häid ehitajaid on palju vaja. Äkki te laps jätate ikka selle mõtte maha. Aga niisugune lugu. Aga seda ilmselt tegelikult mäletati, sest mina kuulsin seda lugu hoopis nii, et olid eksamid ja ilmselt olid juba, me olime nagu edasi pääsenud, oli mingi 2. või 3. voor ja seal oli üks Piret seal ukse taga, kellega ma olin sõbrunenud ja Tiina Mälberg. Me läksime koos kohvi jooma, tüdrukud läksid kohvi jooma ja äkki tuli meiega koos sinna Elmo Nüganen liitus meiega. Ei tea, miks ta nagu võttis noored niisugused, aga tuli meiega koos kohvi jooma ja see oli tema jutt, hakkas kellelegi rääkima, kujutate ette, see kutt tuli eksamile, ta õppis R-tähe ära ja sa vist olid tulnud lavale, kohe sa olid kohe midagi öelnud, kas umbes rongiratta tragisevad. Rabarber. Et siin mäletati. Oi, kui tore, Elmo Nüganen mäletab mind. Eelvoorust. Ja terve see 13 lend istus ju vaata, kogu aeg vaatasid. Neil oli sadistlik huvi, vaata, nemad juba lõpetavad ja kes nüüd tulevad ja kuidas neil minema hakkab, eks ole. Mitte sadistlik, ütleme siis kunstilises mõttes.
ja neid nägusid ma mäletan seal Epp-Eespäeva ja seal oli vaja lihtsalt proovida kohe, et hüüdke midagi, et kõigepealt kuulame ära, kui kõva hääl teil on, et vist lindistatakse, eks ole. Et siis ma ei saa öelda, aga komissar ütles, et teatrisaalides võib mingi T-tähega nina istuda ees ja taga, R käib vahepeale, sinna otsa, nina. Ja kui ta ei kuule teid, siis pole teist nagu mingit asja seal laval ja siis ma karjusin, leidsin võimaluse karjuda rabarberid, nagu ma oleksin kuskil müügil või müügimees. Ja. Nad andsid meile, mina mäletan seda, et Elmo andis ju lausa meile ülesandeid. Oli vist tõesti. Esimeses teises voorus, kindlasti. Mina sain ülesande, et te olete flamenco tantsija ja tantsite laval ja ühtäkki hakkab teid ründama härg. Ja see oli ülesanne selles, mis sa nüüd edasi teed. Ega ma ei mäleta, mis ma tegin. No ründasid vastu. Ma ründasin vastu, jah. Saare naine, kurat. Aga Saare ei põgenenud. Aga kas sul on praegu ka seal Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel, on sul midagi, kas sa käid selle aega? Ei ole enam. Kurval kombel just vähem kui kuu tagasi lahkus minu tädi, kes oli mul ainus, kelle juures ma käisin 90. eluaastal. Nii et plika pani pikalt vastu. Ja nüüd mul ei ole, jah. Ainult mälestused. Nii on. Nii on. Nii see elu läheb. Lavakunstikool. Esimene aasta. Kas oli raske? Ta oli selles mõttes keeruline, et vaata, seal olid, enamus olid ju kuskilt mingitest näiteringidest või kooliteatritest, või sa kuidas neid nimetada. Nad teadsid, eks ole, kuidas mingid etüüdi üles ehitada, mismoodi. Nad olid ju käinud kõikvõimalikel näitemängufestivalidel. Ma olin ju mees Tuhamägede vahelt, eks ole, ma lihtsalt armusin teatrisse selle tõttu, et see, mis juhtus inimestega, kui Kohtla-Nõmmele tuli teater, väike koht, nad olid enne juba nagu mingisugust auru täis tõmbatud, kaevurid ja nende naised. Tulevad, teater tuleb. Lahe. Ema võttis mind alati kaasa, mitte ainult mingitele nuku lavastustele või ikka täiskasvanud, me käisime koos, ma vaatasin ikka, kuidas mees jätab naise maha, niisuguseid lugusid ka. Ja saab selle eest pärast haiget. Et ja teater ja see mind kuidagi nii lummas või see kogu see energia, ma ei osanud sellele sellist nime selle ajal anda, aga see, mis hakkas juhtuma siis, kui valgus süttis ja eest ära jooksis, raginaga küll, eks ole, nagu kõigis kultuurimajades. Nad tulevad ja nad ehitavad absoluutselt ühe teise maailma sinna üles. Täitsa lõpp, kui huvitav. Ja juba suuremana, kui mulle anti õigus juba ise 3 bussiga liikuda Jõhvi kultuurimajja vaatama etendusi, siis ma ikka juba lugesin lehesabadest, kes on tulemas ja kes mida mängib ja et ma võisin praktiliselt keskkooli lõpus ette lugeda kõigi Eesti teatrite mängukavad. Nii et ma käisin kõike vaatamas, mis vähegi toodi. Ja totaalne laks oli muidugi lendas üle käopesa Tõnukarguga peaosas, mille ma mängisin hiljem, küll aastaid hiljem seda rolli ka ise. Ma tahtsin seda lihtsalt nii väga. Ja see oli nagu rock-kontsert. See oli viimane laks selleks, et see on nüüd see amet, mida mina tahan õppida. Mitte kaevuriks, mitte kummiremontijaks, mitte kaminameistriks. See oli täiesti ootamatu sealt kandist. Seal liikus kuulsustest ainult Kaljo Kiisk, sest et tema vanemad elasid seal. Ja aeg-ajalt ikka ma nägin, et lible läheb. Aga seda käopesa käisid sa vaatamas ju Salme kultuurikeskuses? Ei, esimene ehk siis see nii-öelda tõsine vapustus oli ikkagi seal samas Jõhvi kultuurimajas. Salmes ma käisin seda hiljem vaatamas, kõik võimalikud korrad, kui teda veel mängiti, sest siis veel mängiti, kui me juba lavakas olime. Ja, esimesel kursusel, kui me olime, siis mängiti, sest mina käisin keskkooli ajal seda vaatamas Salmes, mis oli siis Tombi kultuuripalee ja minu elamus on täpselt sama see, et see oli vapustav. See oli tõesti nagu rock-kontsert, see oli midagi nii võimast ei olnud ma enne elus kogenud. See on sinu termin. Sina oled öelnud seda, et teater oli helesinine unistus või hõbeunelm või midagi sellist. Et kas sul nagu üldse mingisugust teist ametit ka või kas sul mingi variant B oli, kui sa lavakasse sisse ei saa? Hiljem olen mõelnud, et tegelikult ei olnudki. Ma arvan, et ma oleksin saanud minna
näiteks füüsikat õppima. Vaata, nüüd ma olen juba katseklaasid ja need asjad ka segi, eks ole, 30 aastat hiljem. Aga see oli aine, mis mind huvitas ja loomulikult ajalugu. Nii et ühe neist kahest ma oleks valinud. Ja ma arvan, et võib-olla oleks käinud seda füüsikat uurimas. Aga nüüd selles vanuses, kus ma olen, ma arvan, et ma oleks endale võinud soovitada, et ajalugu, mine. Faktid, numbrid, seosed ja inimeste elud, no see on ju kõik. See on kirjandus sinna juurde, aga see tundus mulle kuidagi kuiv. Et üks kahest, kas ma oleksin võinud praegu olla ajaloolane kusagil või mingi mõttetu füüsik, kellest ei tea keegi mitte midagi. Mitte, et ajaloolastest rohkem teatakse. Aga ikka teatakse. No, ma oleks võinud olla üks neist, kes teil siin Salmes näiteks need viikingid välja kaevab. Sina ütlesid, kui me läksime Ugalasse, meid läks Ugalasse 7 inimest minu mäletamist mööda. Ja tegelikult tehti pakkumine tervele kursusele. Ja minu meelest oli see sinu ütlemine, sa ütlesid, et tuleb minna väiksesse teatrisse, tuleb töötada meeletult, tuleb öösiti üleval istuda, küünlavalgel, teha metsikult tööd ja ma ei tsiteeri, ma lihtsalt räägin. Ei, no emotsioon on õige. Jaa, et aga kas sa mõtlesid, kas sul oli ka mingisugust teist alternatiivi? Sina ei tahtnud ju Tallinnasse jääda, sul ei olnud seda? Ei, mulle Tallinn ei meeldinud ja meeldis siiamaani. Ma kuidagi jään seal peast natuke niisuguseks, ma muutun närviliseks. Kuigi ta ei ole ju mingisugune suurlinn, eks ole. Aga Ugala oli sellel ajal absoluutses tipus. Absoluutselt. Eesti parim teater. No üks kuldmuna teise järel ja kuidas seal töötati ja mis inimesed seal koos olid. Draamateater oli, nagu ta oli sel ajal, noorsooteater ehk siis linnateater sai oma õitsengu tänu sellele samale Elmole, eks ole, kes sinna läks. Kuidagi mõttetu, Pärnu oli ka täiesti siuke, Rakvere, meil oli ju see kursane oli, et kõige sittemad saadetakse Rakveresse. Aga meilt ei läinud mitte keda. No mina läksin 4 aastat hiljem ise, vabatahtlikult. See oli 4 aastat hiljem. Ja, et hea küll, lõpetate kooli, aga lähete Rakvere teatrisse. See oli nagu Siberisse saatmine. See oli õudne, nad olid nagu poolamatoorid. Nad jõid seal kogu aeg. Maja langes kaela. Repertuaar oli nii, mitte ühtegi asja ei taha näha. No täiesti totaalne vahe ja nad Ugala seal kõrval, Kaarin Raid, Komissarov, Elmo, Andres Lepik, Peeter Tammearu, Andres Noormets alustas, no ühesõnaga 6 sellist omaette mõtlevat lavastaja isiksust. Peale selle me olime seal ju kõik oma diplomi etendused teinud ja see oligi nagu koduteater ja siis sündis mul veel Karl Robert, eks ole. Ja lisaks sellele Tiinale tehti pakkumine noorsooteatrisse, aga ta loobus. Et ta oleks võinud olla praegu Piret Kalda kõrval ja Anne Reemani kõrval kõige pikema karjääriga naisnäitleja linnateatris, aga näed, loobus armastuse nimel. Ja et lapsel oleks tore lapsepõlv. Ja siis me otsustasime Ugala kasuks ja kogu meie punt. Ainult Tann vist lahkus, eks ole, ta alguses küll tegi lepingu Tann Põldroosega, kes ta läks draamateatrisse, aga ülejäänud tüübid jäime ju kõik sinna. Mina vist tegin üldse esimesena otsa lahti, et läksin ära pärast Tanni, ma mõtlen, et siis teie kuuik jäi sinna ju. Yeah. Siis ma läksingi, võtsin Rakvere teatri üle ja hakkasin sellega toimetama. Ja Tanni äraminek oli tegelikult natuke, ta vist tegi filmi ja siis ta loobus kõigist rollidest ja siis ühel hetkel ütles talle tookordne Ugala kunstiline juht Jaak Allik, et Tann, et sa ei saa meile tulla, et sul pole ühtegi rolli, mis sa siin mängid. Ja siis ta läks norus peaga draamateatrisse, pidi minema. Kahju ka muidugi. Nii oli. Ugala esimesed aastad. Seal mul tekkis see mõte, et peab hakkama lavastama, sellepärast, et vaata, kui 4 aastat oled teinud tihedat teatrikooli perioodi, kus üle hommikust õhtuni ööni välja on tunniplaan, nimetame nii, ette antud. Isegi pruute võeti sealt kursase eest, kõik suhted välja arvatud taborid. Karmen ja Margus Tabor. Nad olid enne kooli koos juba. Kõik suhted purunesid. Ei Karmen abiellus juba pätskõhus ju. Või see tähendab, astus kooli. Astus kooli. Ja. Abiellus siis, kui oli poiss juba sünnitatud. Ja. Nii et astus kooli ja nii et nad astus kahekesi kooli, 2 hingelisena. Ja suhted lagunesid ümbert ringi. Ega mul ei olnudki õnneks, mitte ühtegi. Mul ei olnud kedagi maha jätta. Aga ma nägin, kuidas kõrval juhtub. Uukivi vahetas vähemalt 5 pruuti minu meelest.
No ei olnud aega kooli kõrvalt, kuni võttis Kristel Leesmendi kursa seest. Ja sellest läks ka lahku. Et alati, kui igavaks läheb, siis ma hakkan rääkima oma kolleegide eraeludest. Aga su esimene lavastus oli lastelavastus ju? Ja, see oli Tulipunane lilleke. Aga miks ma selleni jõudsin, oligi nii, et esimene aasta mul tekkisid 3 vaba kuud. Mul ei olnud proove ja õhtuti aeg-ajalt olid etendused, aga ma polnud harjunud sellega. Ja mingi linn, Viljandi on ju, ja nüüd ma siin olen, mingi väänik on ju, röögib, vahetame ehk meid, jah. Aga mina kui kunstnik, mis minust saab? Ma ju mõrvan oma tulevikku selle eluga siin kitsas korteris, kust on just mingisugune Vene ohvitser välja kolinud. Ja sa karjud kogu aeg edasi. Su isa on suur kunstnik, tal on Hamlet veel mängimata. Ja seda ei paista ka perspektiivis. Ja ära karju, Karl Robert. Küll ma sulle kunagi tagasi teen. Aga nüüd teeb endale ise, nüüd on ise näitleja. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ei, nii ei saa. Peab Üllar võtta ennast kokku, hakka mõtlema, mis saab edasi. Ja siis ma küsisin Jaak Alliku käest, et kuule, et kes sul nagu jõululavastust teeb? Sest ma tean, olles ise olnud 21 aastat ühe teatri peanäitejuht. See on kõige suurem kingitus, kui sinu juurde tuleb emotsioonidest pakatav noor inimene, ütleb, mina tahan teha jõululavastust. 21 aasta jooksul mitte ühtegi minusugust ei tulnud minu juurde. Ma ikka pidin kellegi kutsuma või kuidagi nii, kuule äkki sa teed või? No lõpuks tegin ikkagi ise enamusega, noh see selleks. Ja mina olin see, Allik vaatas mulle otsa. Aga palun. Trupp on väike. Ja siis ma hakkasin tegema. Mõtlesin välja, ma tahan teha Tulipunast lillekest, tegin oma kursakaaslastega, sind ei antud millegi pärast. Aga sa tegid ju suuri rolle sel ajal. Ei tea. Tegid, oot. Sa olid meil Ugala esinäitlejanna. Aga ma ei mäleta, mis ma sellel, ma tean ka, et ma ei olnud trupis sees, aga ma olin kindlasti... Aga mitte sellepärast, et ma ei oleks tahtnud. Ja kuskil mujal. Osu mind. Lahendame. Ma väga vabandan, et sind seal ei olnud. Ma palun andeks, et sind seal ei olnud. Kas meil on veel midagi hingelt ära rääkida? Lähme edasi. Ja ta andis mulle võimaluse lavastada, pannes kaasa tollase Ugala teatri peakunstniku Jaak Vausi. Noh, lootes, et see vanamees ikka ju suudab asja ohjas hoida, et paneb vähemasti valgused vilkuma, ilusad kostüümid selga, kui see tüüp ise nagu millega hakkama ei saa, aga ma sain. Mille peale Allik ütles, et vau, et lahe, mõtleme edasi. Aga siis ta läks Riigikokku, edasi mõtles minuga juba minu mõist, ei, Münchhauseni ma tegin veel Alliku ajal, jah. Aga siis ma sain aru, mis see tegelikult tähendab ja läksin nii lavastajaks peast, et tegin eraprojekti, kusjuures ma lavastasin esimest korda iseenda jaoks esimest Iiri autorit, kelleks on Eugene O'Neill, kes on küll Ameerikas sündinud, aga otseselt Iiri päritolu ja sealt hakkas muu selline totaalne Iiri fännlus pihta, mille resultaati te näete 7. märtsil ja 8. ja 9. ja edasi. Ja sinna lavastusse sa mind ei võtnud? Aga vaat siin ei ole, ma väga vabandan, et ma ei võtnud. Ma palun väga vabandust, et ma ei võtnud. Aga võib-olla ma tahtsin, aga võib-olla sa ei tulnud. Ei. Aga kes seal mängis siis? Tiina Mälberg? Ja. See on loogiline, on ju? Ja. Tiina mängis kindlasti. Kas seal on linnakast? Kas Epp ei mänginud sinu juures? Või oli Karmen? Äkki oli Karmen Tabo? Külalisena oli. No okei. No võib-olla sul olid elus juba teised tuuled ja sa ei vaadanud minu poolegi. Ma ei mõtle isiklikus maailmas, ma mõtlen loomingulises ikka. Aga kindlasti mul ei olnud plaanis sind mitte võtta. Okei, see on selge nüüd. See on nüüd räägitud. See on räägitud. Aga ikkagi tegelikult sinu aeg Ugalas jäi üsna lühikeseks. Oligi 4 aastat. 4 aastat. Aga kuidas see tuli? Ma ei tea, kas ma üldse kunagi olen küsinud, kas sulle tegi keegi nagu pakkumise, et Üllar Saaremäes sa võiksid kandideerida või oli see puhtalt sinu enda mõte? Seal oli nagu mitu asja koos. Nagu ma rääkisin, siis ma tiivustusin enda 2 esimesest lavastusest ja nende menust. Ja siis juba Allik pakkus mulle, et tee siis täiskasvanutele ka midagi ja siis ma tegin Münchhauseni, mille me kirjutasime ühe sõbraga kokku, parun Münchhauseni elust ühe loo, mida käis mängimas peaosalisena Hannes Kaljujärv, kes käis üldse esimest korda Vanemusest väljas, kujutad ette. No siis ma sain aru, et nüüd on kõik maailm minu ees lahti, nüüd ainult
löö selle kontsaga kummaga tahad, eks ole, kõik teatriuksed avanevad. Ma otsustasin alustada Rakverest. Ei, aga tegelikult ajaloo huvides on oluline ära märkida see, et sellist asja, et näitlejad teatrite vahel liiguvad, sellist asja ei olnud üldse. See tuli üle osta ja... See tuli kuidagi 90-ndatel hakkas tekkimast, kui mina üle 97. aastal pakuti Vanemuises rolli. See oli nagu nii erakordne, et nagu teatrijuhtidel ka, ma mäletan Enn Kose teatridirektorist, oot, mis me siis nüüd teeme? Sellist asja ei olnud üldse. Et Vanemuise direktor Jaak Viller küsis ka, et mismoodi me sellistele näitlejatele maksame? Just. Kuidas see käib? Hakati alguses rääkima, et mängi tugala palga eest. Jah, täpselt nii oligi. Et selles mõttes oli see Hannese tulek täiesti erakordne. Täiesti revolutsiooniline, jah. Mingitesse suveprojektidesse niimoodi sai ju kutsuda. Aga ja me nägin hirmsalt vaeva, et Kaljuure sealt üldse kätte saad. Me polnud ju mingid sõbrad, eks ole. Ta oli juba sellel ajal tõsine tegija ja Rummu Jüri film oli välja tulnud ja kuidas ma kusagilt sain ta numbri ja helistasin ja pikalt seletasin, kes ma üldse olen. Kusagilt kus ma olin Viljandist. Ja et me pole kohtunud ja noormees, mis sa siis tahad? Mõtlesin, tule mulle mängima peossa. Ja tükk aega vaikust. Ja siis ma viisin meid kokku. Ma sõitsin Tartusse, et me kohtusime. Siis ta vaatas mind. Kärss oli samasugune nagu praegu, aga pikad juuksed. 40 midagi vanana. Läks ja kõik naised vaatasid järgi. Rummu Jüri. Ma sain talt selle jahi kätte ja siis me saime kokku nende samade eelnimetatud direktoritega, Jaak Alliku ja Villeriga, 2 Jaaku. Ja rääkisime ära sellise asja, et teeme ja nad tegid. Kui nemad oleks öeldud, et ei tee, olekski kogu lugu, nii et nad tulid vastu. Ja siis ma jõuan selleni, et kuidas nüüd kannaga ust lahti lüüa. Ja 94. aasta Balto skandal, nüüd saab 30 sellest, 30 aastat, kui ma nägin, et Peeter Jakobi, kes oli sunnitud Jalakas võttis Rakvere teatri üle ja tahtis sinna teha sellise kraali niisuguse Munga kloostri või? Filiaali. Ja vaatan Peeter Jakobi, Ivo Schenkenberg, liigub. Rahva seas. Don Quixote, see on ju Don Quixote. Ja Jalakas istub siin. Läksin Jalaka üle, ütlesin, vaata. Ta ütles, Jakobi, Don Quixote. Tuled ära. Nii lihtne oligi. Jalakas ütles, tuled ära. Bulgakov, Don Quixote, kes oli kirjutatud, Mihhail Bulgakov oli kirjutatud näidendi Cervantese teosest. Eesti keelde polnud seda tõlgitud, sellel ma rääkisin vene keelt võidugi üli hästi veel. Ja mu vend, kadunuke, täiesti geniaalne kirjanik ise ja läksin koju, võtsin venna kraest kinni. Andsin talle teksti ette, ütlesin 6 ajaga. Tuleb ära tõlkida, sest seda näidendit ei ole eesti keeles olemas. Ja ta tegi ära selle tõlke, müstika. Ja siis ma lendasin sellega peale sinna konkreetselt Rakvere teatrisse. Nii, tõlge on siin, Jakobi peaossa, truppi tahan umbes 7 näitlejat. Palgast räägime esikal. Ja pandigi, kujutad ette. Ja ühel hetkel helistatakse mulle Rakvere teatri poolt, et nii planeerime teid 95. aasta kevadesse. Yes. Ja sealt see läks. Ja siis lasti juba mind, eks ole, sinna lavastama ja Jalaka sellest perioodist Rakvere teatris rääkides seda tõesti tahtis teha sellest filiaali, et tehakse niisugust veidrat teatrit. Eelkõige karjutakse, joostakse vastu seina ja tehakse neid liigutusi. Rakvere rahvas kadus kõik saalist ära selle peale. Kui mängiti reeglina 3 korda, läks väga hästi, et oli esikapidu, siis oli teine etendus, mis reeglina on, eks ole, halb teadupärast. Meil ei ole, 8. märts ei ole halb. Ja 3. on siis viimane etendus, et siis saab nagu maha võtta. Ja ilma naljata. Aga nüüd, kuidas sinnani jõudsin, et ma 25-aastase kutina otsustasin ühe teatri peanäitejuhiks hakata. See on Eesti Vabariigi ajaloo kõige noorem vanus, 25-aastasena. Aga teie mees Indrek Saar oli 23, kui direktoriks tuli minuga koos. Ja ta tegi mulle 2 aastaga ikkagi ära. Aga loomingulist juhtigi sellises vanuses polnud varem olnud. Sa pidid 40 olema ja kõvasti lavastanud ja peksa saanud, enne kui sulle anti mõne teatri näiteruumi võtmed.
aga ma ei osanud midagi karta ka, täiesti segane kutt. Ega see teater oli samas seisus, kui ma teile rääkisin, joodi ja maja kukkus kaela. Ja tehti täiesti amatöörliku jura. No Jalakas puhastas selle trupi seal vahepeal ära ja tõi sinna veel mingid ilmahariduseta vendi juurde, nii et ühesõnaga me läksime nii-öelda amatöörteatrisse Saarega. Ja kui me olime alla kirjutanud lepingutele, saime teada, et meil on 900 000 krooni või? Võlad, jah. Mille lihtsalt Jalakas oli otsustanud jätta sotsmaksu maksmata kõigi pealt ja kõige pealt. Mingi legend oli veel selline, et kuna maja oli nii viletsas seisus, siis Jalakas lasi WC-d ära remontida, aga selle remonditööde eest ka ei makstud. Ei makstud, jah. Paljud asjadest ei makstud. Ja lõpuks läks minema, ütles, kutid, no püüdke edasi. Aga kas sa Indrekuga enne tundsid? Jaa, Indrekut ma tundsin hästi, sellepärast, et on selline asi olemas olnud nagu EÜM ehk Eesti õpilasmalev. Ja mina olin niisuguses rühmas nagu Hundissaare, mis oli küll keset Viljandit ja see liikus kusagile mujale mingil hetkel, aga me olime eliitrühmas ja võeti üle Eesti erinevaid mingis valdkonnas siis andekaid noori, et vabariiklik festival ära võita. Ja see oli nendele komandoridele tähtis, sest siis nad said tuusikuid Sotši ja kuhu mujale. Ja ma ei tea, kuhu veel. Ja sellesse samasse Hundissaare rühma võeti ka keegi Indrek Saar, keegi saarlane. Selge saarlane. Ei Saaremäe, võiks ka saarlane olla. Ja seal me tutvusime. Aga ta tundus mulle suhteliselt mingi sportlane, aga ta suurt midagi ei rääkinud ja sel ajal. Nüüd räägib palju. Ja me sellest ajast tutvusime. Ja kui mina lõpetasin lavakas, tema sai sisse. Ma olin selles mõttes natukene tige, sest et ma olin sellest enda rühmast esimene. Ja sinna Saareni ainus, kes oli lavakasse saanud. Saar võttis mult seda aupaistet maha natuke sellega, et tuleb Saaremaalt ja saab ka sisse, eks ole, üks tuleb Ida-Virumaalt, saab sisse. Ja siis me tundsime, jah. Ja kui nad hakkasid kooli lõpetama, lavakat 96, tegi see sama Jalakas pakkumise neile, et tuldagu Rakvere teatrisse näitlejaks ja tegi pakkumise ka mulle. Kuna ta nägi, kui hästi mul Don Quixotega läks ja ta tahtis nagunii ameti maha panna, et ma võiks kandideerida peanäitejuhiks. Allik omakorda, kes tahtis Jalakast lahti saada, tegi ettepaneku mulle, et Jalakast lahti saada, aga ma ei öelnud teile. Allik oli minister, eks? Allik oli minister. Ja. 2 tüüpi tulevad minuga rääkima, mõlemad, üks tahab ja teine tahab, erinevatel põhjustel, et ma sinna läheks. Allik tahaks, et Jalakat enam ei oleks, ja Jalakas tahaks, et teda enam ei oleks. No ja siis ma seal olin siuke kutt. Läksingi. Nii et nii oli see süsteem. Ma kandideerisin selleks ajaks, peanäitejuhi konkurss oli juba mõndaga kestnud, aga kandidaate oli peale minu veel 0. See oli ainus kandidaat? Ma olin peanäitejuhiks, kõik teadsid, mis hullumaja, nad käisid Karusaga rääkimas, ta ütles kohe ära. Aga direktorite koha peal oli 3 või isegi 4 kandidaati ja see, et 23-aastane Indrek Saar selle lihtsalt filigraanselt läbis, on väga suur üllatus. Seal olid erinevaid kohalikke kultuuritegelasi, mingisugune kolhoosi juht ja mingisugune ministeeriumi ametnik. Ühesõnaga, tal oli väga kõva konkurss sellele Saarele siit kunagisest Kingisepast. Ja kui meid siis nii-öelda välja kuulutati, mind ilmselgelt on ju, ja teda läbi selle tõsise konkursi, siis me vaatasime küll otsa, et läheme, teeme, kütame. Läksime teatrikohvikusse ja vaatasime maja üle. Ja isegi siis, kui te olite, kas te teate, saite võlgadest teada pärast, kui te olite lepingut teinud? Jaa, alla kirjutanud ja juba nii-öelda kõik algas. Ja tead, kuidas me teada saime Aktuaalsest kaamerast. Täitsa tõsi lugu. Ja mul ei olnud veel mobla, kellegi meil polnud selle ajal mobla, aga kuidagi Saar helistas mulle. Hääl ei olnud enam see, me teeme, vaid vaatasid uudiseid või? Vaatasin. Mis nüüd saab? Ma ei tea. See oli päris jõhker, jah. Rakvere teater. Üllatuse esineja on üks Rakvere teatri tuntumaid lapsnäitlejaid, kes on su tänases trupis, Jürgen Kansen. Oli Rakvere teatri laval, kui vana sa olid?
olin, ma arvan, mingi umbes 10 kandis äkki, 3.-4. klass oli, kui see väikse nõiaga algas. Aga sa olid seal juba või? Ma olin väikses nõias juba, jah. Kilvet lavastas selle kõigepealt. Siis oli see Kõrboja peremees, kus me olime Robiga koos. Ja aia peal kõlkusite. Ja siis pärast oli see Emil veel. Emil ja seal sa olid peaosas. Emil oli veel see, et ma käisin proovimas sinna Röövritütar Ronjasse. See oli avalik casting. Aga sinna öeldi, et liiga noor, aga et me teeme aasta pärast üle teise tüki, et äkki siis uuesti. Tartusse käisid, kus kohta sa käisid proovimas? Ei, seda Röövritütar Ronja vist oli või Arabella, mingi Röövritütar. Arabella? Arabella, jah. See on ja. Sinna ma proovisin, aga ma ei saanud, et liiga väike. Aga alles ma meenutan. See võib olla mingi 2003 või? Jah, see on käinud. Jah. Aga tegelikult on sellega üks, ma arvan, et see ikkagi oli see esimene asi. Oli siuke sarnane vestlusõhtu Rakvere teatris ja see oli, sina sa vastasid küsimustele siis. Siin natuke rääkisid küll, et miks just see näitleja elukutse, aga seal küsiti üldse ka see küsimus. Et miks just see näitleja, mul on nagu siiamaani meeles, mis sa ütlesid, et ma lihtsalt küsiks, et mis sa praegu ütleksid, et miks sa ikkagi just selle näitleja eriala valisid? Vaata, nüüd sa oleks sa küsinud seda, siis ma oleks hakanud suga rääkima, nüüd hakkan meenutama, mis ma öelda võisin. Aga mul on see siiamaani meeles, see isegi natuke nagu mõjutas mind, et ma läksin. No ütle ette ära siis, mis? Sa ütlesid, et näitleja, et sa kunagi osad valida, et mida teha, aga näitleja elukutses on see tore, et üks päev... Oota, ära lõpeta. Ära lõpeta ja väga suur tänu. Ja, mul on meeles, jah, see oli... Ma tahtsin olla meremees, ma tahtsin olla uurija. Ma tahtsin olla, kes tahes, mingi sõdur äkki või. Kuni ma sain aru, et tegelikult see, miks ma seda tahan, on läbi teleka või teatri ja neid kõiki tegelasi mängivad ju näitlejad. Ja see on see põhiroll või see põhiamet. Oli see või? Ja. Ja kui sa praegu meenutad, jah, ja see oli tõesti nii, et miks ma ei tea, musketer, eks ole. No ma ei saa ju olla tänapäeval musketer, aga näitleja saab olla musketer. Paneb vehib mõõgaga ja kannab ilusad riideid ja suudleb võõraid naisi, eks ole. Nagu D'Artagnan, Või mingi uurija, ma ei tea, Sherlock Holmes ja jälle näitleja. Ja mõjutas väga lahe. Meeldida mul on jääd siiani. Aga kas sul ei ole niisugust tunne, et meil tihtipeale näitlejad, Eestis on ju valdavalt näitlejad, kes on teatris, on ikkagi näitlejaharidusega, eks, et meil paljud, kes lavastavad, on ka tegelikult näitlejaharidusega. Et sina olid veel teatrijuht, kas sul ei ole niisugust tunnet või kas sul natuke ei kripelda, et sa näitlejana oled pidanud lõivu maksma sellele, et sa olid ikkagi ametnik ja aeg-ajalt tuli ise lavastada ja nii edasi? Vaata, sellega on nüüd sedasi, et need rollid, mida ma olen tahtnud, ma olen kõik ära teinud. Ükski teine peanäitejuht neid mulle poleks andnud. Sa ei saa seda kunagi teada? Võib-olla pakutakse veel? No ja me loodame. Piret, meie parimad rollid on veel ees. Aga teine asi on see, et see 4 aastat Ugalas, nii tore kui see aeg ka ei olnud, andis mulle mõista, et sa pead ka igasugust saasta tegema. Sul läks hästi, kuigi sa mängisid ka koos minuga 3 Krossi ooperis, eks ole. Taevas, kas sa mäletad Köietantsija lugu? Väga hästi. Minule see lugu selles mõttes meeldis, mul oli seal suht vähe teksti, ma sain seal võimelda, hüpata kangile, aga sina kütsid algusest lõpuni. Ja mäletan, ja sakslane veel lavastas. Saksa amatöör, Kellassepp, Gerhard Stur. Issand, sul on nimi meeles. Me ei tohtinud talle isegi küsimusi esitada, sest tema meelest oli lavastaja nagu kunn. Ta oli töötanud Ahrensburgi rahvateatris. Ahrensburgi rahvateater, ta rääkis saksa keelt, ei osanud ühtegi muud ja mul on sellest perioodist meeles 2 märkust. Langsam zurück. Aeglaselt tagasi või? On või? Ma ei oska saksa keelt, ma õppisin ühe rolli jaoks, minu Leninid õppisin pähe saksa keele, aga mul on meeles langsam zurück. Aga sa jäid selle juurde, et tuleb teha igasugu jama ka? Tuleb teha jah, igasugust jama. Ja see oligi üks põhjusi, miks ma tegelikult nagu hakkasin mõtlema selle peale, et läheks teeks oma teatri või suurelt kõlab, aga et kus kõik näitlejad oleks õnnelikud ja nad saaksid mängida neid rolle, mis nad just selles vanuses vajavad. Ja et nende näitejuht mõtleks ette vähemalt 10 aasta perspektiivis, mida sa siis tegema hakkad, kui Kansen või Havakukk või Luisa tuleks küsiks, et mis sa pakud, mis ma võiksin teha 2026. aasta kevadel, siis ma saaksin talle öelda, mida ta teeb. Ja valik oleks tema.
ma lootsin ja ma sain sellega hakkama, ma niimoodi töötasingi, jah. Äeta, nüüd ma hakkasin kiitma ennast, aga sellepärast ma tulin sealt Ugalast ära, et seal nii ei olnud. Arvad nii, aga mulle tundub ikkagi, et Ugalas mõeldi näitlejate peale. Ikka mõeldi, muidugi, aga nagu Komissarov ütles, see sitt tuleb ära teha, sest raha tuleb rahva käest kätte saada. Ja siis sa lähed selle teadmisega, ilusasti ülikonda pandud ja see sitt tuleb ära teha, sest et... Ja palun. Teil seal kursusel oli ju päris palju ikkagi teatrijuhid või siis loomulikult Karmen ja Ingomar, et noh, kooliaeg ikka ju räägivad noored, et kuidas nemad tulevad ja muudavad Eesti teatriajalugu. Aga nii peabki olema. Ja kas teil oli siis ka, teil on ikkagi väga palju just näinud juhtideks, et mida te mõtlesite või milliseks te tahtsite? Kalli Komissarovi kuldlause oli see, et tüdrukud, kui te kõik ei taha saada Ita-Everiks, siis ei ole siin koolis mõtet käia. Täpselt nii, jah, täpselt nii. Kõige selle juures, mida me võime täna öelda, et selline mees ei juhiks enam ühtegi teatrikooli, juba ainuks oma suupruugi pärast ja see liberaalne maailm, mis ümberringi lehvib, eks ole, et sa ei tohi ju solvata ja kui sa kellegi välja viskad, läheb ta kohtusse ja saab ikkagi kooli tagasi. See ei toimiks enam, aga ta ütles otse, jah, neid asju väga konkreetselt ja selgelt, mitte et oleks meist teatrijuhte kasvatanud, aga ma arvan, et see rahulolematus kuskilt kohast on iga inimese eluetapil selleni viinud. Ma olin lihtsalt nii noor ja loll, ma ütlen veel, 25, ma ei saanud aru, millega ma tegelema lähen. Praegu selles vanuses, kui keegi ütleks, võtta Rakvere teatri uuesti, ma ikka väga tõsiselt mõtleks, või ükskõik milline teine teater. Need on vahepeal mulle pakutud ka uuesti, aga ma arvan, et see on see, et mingisugune maailma paremaks muutmise, see kõlab ju Sheffield on ta meile ju kaasa andnud. Absoluutselt, aga mingisugune see tema rahulolematus, sest ma mäletan seda, et kui me Ugalasse läksime, meid oli 7, minu meelest olime Allikes meid seal tööle võttis ja lepingu meil minu meelest olime kogu aeg selle hoiakuga seal. Me tahtsime seal lepingus kõike muuta ja parandada ja me tahtsime kõike seal teatris parandada. Hoopis teisi rolle ja hoopis paremaid lavastusi ja aga et see tuleb ära teha, tead. On sul veel, Jürgen, küsimus? Aga ma küsiks korraks, põrgataks vastu, et aga kui teie lõpetasid, teil ei olnud seda tahtmist või? Ka 10 aastat saab varsti ju? Või 8 praegu, eks? Ei, eks mingil määral kindlasti oli, eks me ju hakkasime tegema ka, eks ole, siin paralleelselt, kui ma algus koole kohaga olin, me tegime seda oma teatrit. Te võtate hoogu? No kell mida? Huvitav jah selles mõttes, et võib-olla teil oli see, et see Eesti aeg oli ka tundnud, et oligi Eesti palju. Ei, ta oligi, see oli selle, me mõtleme ju vähemalt veerand sellest saalist ju mäletab seda aega 88. Nooremat võib-olla mitte, aga siis oligi kõik oligi uus. Kõik oligi nii, et sa istud trepile maha ja vaatad sinimust valget. Ja mitte mingisugust võlts või vale või häbi või mida, see ongi ju see. Ja kõik hakkaski muutuma ja kõik läkski niimoodi sellesse hetke, kus me täna oleme. Lihtsalt see 90ndate algus oli pööraselt, see oli nii kohutavalt raske, see oli kõigile raske, mis oli krooni tulekuga, inimesed mäletavad, milline totaalne inflatsioon. Et kui sa mõtlesid, kui palju see palgapäeval, kui palju ma raha kätte sain, ma sain ikka vähem. Et see oli üüratult raske, see ka oli ka teatrites tunda, selles mõttes, et ühel hetkel ei olnud kütust, ei olnud raha, et kütust osta. Mingi saal pidi olema täis, aga inimesed ütlesid, et me ei saa kohale tulla ja väga-väga keeruline. Et ei teadnud, mis homme juhtuma hakkab. Nii oligi. Võib-olla Ülleri käest rohkem, või Piret ka, ma ei tea, aga Üllar, sa ei ole kunagi mõeldud, ei on kutsutud õpetama ka Emba kumba teatrikooli? Ma isegi mingi perioodi tegin Viljandis häälekõne õppejõutööd 2 aastat. Õpetasid R kõigile? Ja, selleks ajaks oli ta kõik juba oskasid R-i, aga seal oli, ma lahtusin natuke Tõnu Tepandi metoodikas, kes oli minu õpetaja. Niimoodi, et see T-tähega nina, kes endale tagumise Rita pileti ostab, et ta kuuleks, mida räägitakse. See on Komissarovi väljend. Ja tegin sellist asja, aga seal mingil hetkel sain aru, et Juhan Ulfsak ja niisugused ahvid olid, eks ole, kursusel, need tulid pohmakaisudega hommikul ja ma olin sama vana, ja mismoodi ma ütlen talle, et kuule, minu tundi ei tulda niimoodi. Meil tekkisid nagu natuke seal kursa peal juba, läksid suusad risti, eks ole, Aga ma saan öelda, et ma olen Juhan Ulfsakit rääkima õpetanud, et kui te teinekord kuulete.
tema nasaalset häält, siis on palju seal ka minust. ma olin 5 aastat ka Viljandis õpetaja. Ma sain öelda, et ma olen Priit Loogi rääkima õpetanud. Aga kui nüüd lava hakkad puutuda, siis ühel hetkel Saar, olles kultuuriminister, tegi küll ettepaneku see kool üle võtta mulle. Seal olid mingid hämused ajad. Kas see oli siis, ma enam ei mäleta, mis aastal Raudsepp oli seal, Peeter? Aga see pidi olema varem, see millest mina räägin. Ühesõnaga kuskil seal 2000-ndate Saar läks poliitikasse 2007, järelikult kuskil seal 2007-2008 hakkas muga rääkima sellest. Mingi jama seal oli, et äkki ma läheks, võtaks Pansokooli üle. Aga? No, ma olen jõhkralt kärsitu esiteks. Ja teiseks, ega ma ju teatud maani oskan olla huvitav. Aga 4 aastat pakkuda noortele inimestele loomingulisi impulsse ja et nad ka pärast lõpetamist minu poole kui meistri poole vaataksid. Ma peaks sellisel juhul teisiti elama. Ma peaks poole oma kuradi pungist maha tõmbama või just juurde panema. Ja need kellaajad ja. Sa pead ju minema tundi ju. Ja nad hakkad nendega jälle otsast pihta ju sellest. Vaata lapseke, teeme ikka niimoodi, et ei liigu üks jalg ja üks käsi korraga. Teeme nüüd nii, et need käivad eri rütmis ja räägid samal ajal, kui mõtled ja mõtled samal ajal, kui liigud. Ei ole nii, et tulen lavale, mõtlen, liigun ja siis räägin. No ma ei tea, võib-olla ma oleks olnud, kindlasti ma oleks hea õpetaja, hea treener, kuule. Aga ma arvan, et ma muutuks kohe kuidagi nagu familiaarseks ja sõbraks ja siis kuidas sa ta välja viskad ja kuidas sa talle ütled, et tegelikult see oli minu viga, et ma su vastu võtsin ja las ta olla. Las ta jääb. Küll ma olen tudengitega lavastusi teinud, eks nagu ma ütlen, et nagu paar kuud ma suudan huvitav olla. Selle sama oma koja kursaga, Karl-Roberti kursaga tegin näiteks, mida ma pean üheks enda jaoks lahedamaks tööks. Enne seda, mis esietanud 7. märtsil oli Phil Ulenspiegel terve selle kursaga, kus Tanel, kes ka mängib selles loos, mis esietanud 7. märtsil. Ja see oli küll kihvt periood. Ütleme, kui sa teed lavastajanaga nendega koostööd, aga ma mõtlen, et okei, ma teen selle lavastuse ära ja me hakkame nüüd kogu selle kambaga mingit järgmist asja tegema. Seal mul natuke tekiks nagu mingi selline. Aga tegelikult see sinu pöörane töövõime ja päriselt, see oli muljet avaldav, me tegime kooli ajal Kalju lavastus Keiser Neero eraelu ja ma olin vaimustuses sellest, kuidas Üllar oli valmis töötama. Minu meelest sa ei maganud üldse. Aga kõik see, sa jõudsid teatrisse, sa juhtisid teatrit, see tegelikult viis ühel hetkel selleni, et sa kukkusid kokku, Üllar. No mitte füüsiliselt, aga ütleme siit läks motivatsioon hakkas ära kaduma. Aga kas sellest perioodist sa kukkusid tegelikult ikkagi haiglasse? Kas seal oli ka mingid sellist perioodi, kus sa üldse ei mäleta? Haiglasse ma kukkusin nüüd 2003 ja Rakvere teatri ma jätsin maha 2017. Ja seal on ikkagi 14 aastat vahet. Aga ma arvan, et see oli nagu mingi selline korrale kutse küll. Ma olin 33 aastat vana alles selleks ajaks. Siis, kui ma mandlitega haiglas olin, ja tsiteerin näitemängu. Ma olin maadleja, eks ole, noores põlves ja mitmekordne Kohtla-Järve meister ja mida kõike klassikaline maadlus oli, siis nüüd on vist Kreeka-Rooma ja Aabergi mälestusvõistlused ja mida kõike. Ja mulle kael oli nii jäme sellest silla tegemisest kogu aeg. No siiamaani. Aga siis ma ühel hetkel vaatan peeglit, et kael on jämedam kui nägu. Aga hetkel ei saa rääkida, et midagi on mingi jama on. Aga pakkämelit läks ikka otsa kohe sinna ja siis punast veini peale. Ja see oli kurat, nii lihtne see vist ka ei ole. Ja ütlesin Tiinale, Tiina sõitis muga Tartusse. Rakvere perearst vaatas kurku, ütles koju, varrega teed, varrega tööd. Mõtlesin, no kuidas ma nüüd lähen. Varrega teed võin võtta, aga... Ja Tiina viis mu Tartusse ja sealt mäletan, et pandi kohe laksti aparaadi alla ja ärkasin 10 päeva hiljem.
tavaliselt mandlilõikus on nii, et lõksti maha ju. Ja mul oli ta roninud juba kuskil, ma ei tea kuhu, see mädanik või mis värk, aga mulle tehti veel mingit mitu operatsiooni. Et põhimõtteliselt toodi elule tagasi. Täpselt samade sümptomitega ka noor mees, kes oli tulnud päev hiljem, täpselt samasuguse maadlejakaelaga, oli selleks ajaks juba metsakalmistul. Et tegelikult anti mulle mõista, et vaat niisugune lugu jah, et ühe korra ma olen tõesti nii-öelda surmast tagasi toodud. Aga siis oli ju ka selle peale oli selline Õhtulehe uudis. Ja, aga seda ma lugesin siis, kui ma ärkvele tulin. Et mul on Streptococcus pyogenes ehk siis lihasööjabakter. Ja oli juba see haigla oli Õhtulehe kohtusse kaevanud. See kõik toimus siis, kui mina olin tilgutite all. Ja mina ärkasin üles vaadata, fucking queer, see on punkbändi nimi ju. Streptococcus pyogenes. Yes. Ja mul oli punkbänd, nime ei olnud. Ja paningi, ja nüüd kui kõigi lööb Wikipeediasse, siis kõige muu hulgas olen ma ka Streptococcus pyogenese vokalist seal. Ja kohe panin bändile nime. Ja siis tuleb arst räägib, et ega te kohtusse ei taha kaevata. Mõtlesin, mille eest, kuulge. Ja ma arvan, et mul oli mingi narkolaks oli sees veel endiselt. Kõik oli nagu aga hiljem ma sain aru, kui palju see haiget oli teinud mu lähedastele ja või tuttavatele. Et põhiliselt ongi läinud koomas ja lihasööjabakteriga. Ja veel kuskil siin ka. Ja siis doktor seletas, et vaadake, et need ajakirjanikud on ju lollid. Nad on ju lollid. Teil on kirjas nakatus lihasööjabakter. Sellesse ei nakatuta. Lihasööjabakter tekib inimese organismis. Kui mul on, ma istun su kõrval, ega sina ei saa seda siis ju. Ja kui sul on, ega mina ei saa. Ja see kõik tundus mul iga jutt nakatusime mitte. Ühesõnaga olid rahul, et ma kedagi kohtusse ei kaevanud. Küll aga ma lugesin ja see oli aastal 2003. Pärast seda ei ole ma lugenud ühtegi kommentaari ühega artikli alt. Kui keegi näitab, siis vaatan. See oli alles algas see nii-öelda kommimiste periood ja mingid kurjad ja need inimesed, kes kodus istuvad. Ma ei tea, mis inimesed need on, kes kommivad. See vana afraisk, mis ta arvab, et no see lits peaks küll lavalt eemale hoidma ja tead niisugused. Ja siis oli selle artikli all oli kirjutatud, see sitt oleks nüüd ära surra, oma meelest ilge näitleja. Ma ütlesin, okei. Keegi arvab minust niimoodi. Ja ausalt ka ma pärast ei loe enam. Õige. Ja siis sa tegid punkbändi ja ütlesid Mati Undile, et kuule, tee üks tükk ja ma tahan punkbändi lavale panna. Ja enam-vähem nii oli, aga oli nii, et ma ütlesin Matile tule ometi lavasta minu juures majahoidjat 2001. aastal ja see oli, ma pole, ma ütlen, ühegi mehega pidanud selliseid läbirääkimisi pidama. Selles mõttes ma pidin teiega ikka võluma. Tegemist oli intelligendiga ja miks peaks teda huvitama, eks ole, Rakvere teatri aga ta tuli ja meist said väga head sõbrad, ülihead sõbrad. Tema abikaasa Lii Undi sõnade järgi ma olengi Mati viimane sõber, viimane päris sõber, mis kõlab väga hästi. Ja siis ta tahtis juba ise tegema hakata Rakvere teatris ja minuga. Ja siis ta tuli ise materjaliga välja, mis oli Vaino Vahingu suvekool. Ja siis mul oli juba see Streptococcus pyogenes käis aeg-ajalt teatri bändiruumis või seal koos ja Mati alati võttis väikse lapiku, eks ole, tasku ja tuli kuulama meid nagu kontserti, et me oleme Mati Undile väga palju mänginud punki. Selle panem sisse, selle bändi ma panen sinna sisse, mina tahan. Ja siis vaat enne just arutasime, et kuidas sina sinna tulid, kas ma juba siis oli teada, et Ülle Lihtvält ootab last ja ta ei saa osaleda või ma kutsusin su ikkagi enne sellesse projekti. Mina väidan, et sa kutsusid enne. No võis olla. Et ehk siis minu naist ja naispeosa mängime samas Mati lavastuses suvekool. See oli väga kihvt protsess meil sinu ja kõigi teistega. Ma pidin vahepeal küll Joodi Kruusi lahti laskma, eks ole. No aga Tepandi mängis ta osa. Tepandi mängis 2 osa jälle selle eest, kellel oli selle eest jälle hea päev. Et meil üks näitleja hakkas tina panema ohtralt. See käis paraku enam tänapäeval vist hull ei ole ka teatud ajani kaasas. Me isegi ei häbene sellest rääkida. Ja see oli väga kihvt periood. Piret, sa veel ei olnud siin siis või? Ei, ma olin Pärnu teatri näitleja. Ja need õhtused vestlused ja Matiga koos olemised ja tõeline ülikool. Ma
ma mäletan isegi sellist hetke, et me tegime neid proove, me olime kogu aeg pead-jalad koos tõesti, et seal toimusid ööülikoolid seal muuseumis ja kõik nii edasi. Ja siis ma mäletan ühte sellist hetke, et oli Rakvere spordihoone ja seal vist oli mäng, ma ei tea, mis spordimäng seal oli, aga sissejuhatuseks mängis sinu punkbänd seal. Ja siis see oli täiesti pöörane, miks te seal mängisite, ma ei mäleta. Ja siis juhtus selline asi, et nii palju, kui neid inimesi seal tribüünides oli, seal Rakvere spordihoonesse mahub ikka üsna palju rahvast. No paar tuhat. Ja need inimesed, nii palju ei olnud. Need inimesed hakkasid nagu laineid tegema. Ja siis ma mäletan sellist hetke, kui Mati Unt, kes istus seal vaikselt tribüüni peal, siis ta sai ka aru, et ta peab tegema ja siis ta hüppas püsti ja tegi niimoodi. Ta tegi nagu kontrollimatult, ta nagu ei vaadanud, et ta sellesse lainesse läheb. Ta lihtsalt vekkis. Rabati. Aga iseenesest oli see tõesti pöörane, me tegime seda Sagritsa maja muuseumis, see on Rakverest väljas, täiesti selline Karepal, jah, maakoht ja siis sinna ehitati tribüünid, meie mängisime seal platsi peal ja siis lihtsalt selline väike vaikne maakoht, hästi vaikne külapood ja siis seal samas külapoe kõrval tõmbas punkbänd lihtsalt oma tuurid lahti, pöörane tahumine. Need inimesed, kes sinna suvile tulid, käisid ikka vaatamas. Kes need, me tahame maha lasta teid. Aga mul sellega meenub, huvitav, täna sellest räägin, et see lapik käis juba läbi, et Matile ka meeldis väike gramm ette ära võtta, et kui proov pihta hakkab. Ja see oli külapood tõesti, aga kalurid, kes olid juba tulnud või minemas, vist ikka tulnud sealt Karepa rannast. Ja vaatasid, et niisugune vend siin käib, eks ole, ja ta tuli, võttis sealt väikse popsu. Alati pani proovi käima, me läksime lavale, tema juba läks. Mäletad või? Yeah. Esimene riff kõlas, meie tuleme lavale, sinuga koos tulimegi ju. Ja ma juba näen, Mati läheb üks õlg allpool, liigub niimoodi. Läheb sinna poe poole. Natuke pärast tuleb tagasi. Vorst käes, aga ta oli kassifänn. Ja siis ta lõikas oma taskunoaga neid vorste kassile. Kohalikud külakassid olid kõik koos. Aga mitte ainult külakassid, vaid ka kalurid. Sest et kalurid olid täheldanud, et kui see veider mees siseneb poodi, niimoodi üks külge ees, tuleb ta teine külge ees välja, võtab kähku väiksed lonksud ja viskab kuuse alla, et keegi ei näeks. Korgi peale keeratuna. Et näitlejad ei näeks, et ta siseneb platsile, aga ta väikse klõhvi võttis. Ja mida, Auru? Enamus jäi pudelisse. Enamus jäi sisse. Ja seal oli tõeline kalurite meeskoor hakkas ootama. Millal see Mati jälle läheb ja Mati jälle tuleb. Ja muuseas, järgmisel suvel me tegime tele jaoks, me salvestasime selle suvekooli, see on väga hästi üles võetud. Ja siis rääkis selle muuseumi direktor proua rääkis ja kõhistas ise naerda, et veel siis, kui lumi oli maha tulnud ja kõik oli külmanud, käisid kohalikud mehed neid pudeleid otsimas. Et see oli nagu nõukaaegne, see hõbesõrake, see multifilm, eks ole. Äkki ta ikka vahepeal käis. Äkki ta ikka on vahepeal käinud ja mõnes marakti poetanud sinna. Oli jah. Nii, Üllar, aga sa... Nüüd me oleme jõudnud siiamaani. Nüüd küsin mina, mis mõte sul oli, kui sa olid Ugala esinäitlejanna ja läksid ka Pärnu teatri esinäitlejannaks? Kooliajast ma mäletan sinu kohutavat lugupidamist enda kodukandi vastu. Mitte, et mina ei oleks pidanud, aga mul oli pigem hea meel, et ma sealt ära saan. Aga see loogilistel põhjustel, eks ole. Kaua ikka kakled, sellepärast, et see eestal olnud. Aga seda, millise austusega ja armastusega suhtusid sina Saaremaasse, ja mis sinu peas toimus, et sa otsustasid teha sellise sammu, just nimelt näitlejana, kes oleksid võinud mängida mis tahes teatrites, keda tahes, tulla oma kodusaarele, võib-olla see kõlab jälle pateetiliselt, aga võib-olla ka ei kõla, päästma või edasi viima ühte teatrit. Ma küsiksin sinu käest sellist asja. Tead, minuga juhtus see, et võib-olla lihtsalt ma mängisin liiga palju. Tegelikult me mängisime Ugalas kõik väga palju. Et mul tekkis lihtsalt ühel hetkel see, et ma ei osanud. Mul oli selline tunne, et kõik teised mängivad jube hästi ja mina enam ei oska. Kuidagi... Mis aasta see oli? See oli Endlas. Ma arvan, et aasta oli 2003, 2004, kuskil seal tuuris. Et sa oled nagu esimesed sellised suured rollid ära teinud ja vanus on muutunud, eks ole. Ja ei osanud ühtäkki enam mängida. Ja siis ma mõtlesin, et kuhu eluga edasi minna. Aga toimus see, kuidas see sinu konkurssi oli või kuidas pakuti, et tule ja võtta või? Vaata, ma olen seda tegelikult hästi palju rääkinud. Aga mina kuulen esimest korda nüüd. Tegelikult läks see niimoodi, et me Pärnu teatris hakkasime kõik kõvasti tennist mängima, sellepärast, et Sepo ütles, et kõik peavad mängima tennist.
mul oli teine või kolmas trenn, ma tõmbasin ära Achilleuse kõõluse ja olin opilaual, käisin 2 kuud, oli jalg kipsis. Üks lavastus läks maha veel minu pärast ja siis ma suve läbi lonkasin. Et mulle tehti veel üks rolli pakkumine, et tule, et jube äge, tead, sa võid longata, sa võid karkudega käia, sa võid teha mis iganes. Ma mõtlesin, et 34 ka juba. Ja siis ma ütlesin selle rolli ära ja tulin Saaremaale ja siis lõin lahti Meie maa, kus oli, või oli see isegi sellel kaane lugu, et Kuressaare Linnateatrist lahkus direktor. Ja ma mõtlesin, et see on tähenduslik kuidagi. Kes oli? Kutt Kommel. Mäletan sellist nime. Ja siis ei kuulutatud konkurssi ja ma olin nii agar, et ma läksin tollase abilinnapea juurde, kelle nimi oli Priit Praaman, astusin uksest sisse. Tere, mina olen Piret. Mina tahaksin tulla teile teatrit juhtima. Aga miks te ei kuuluta konkurssi? Ja siis ta ütles, et me ka ei tea, mis selle teatriga peale hakata ja kuidagi nii kehvad seisud ja just sai võlad ära makstud ja ei tea, kas me üldse... Sul oleks siis paremini kui mul. Jaa, selles mõttes võlgu ei olnud. Aga et nagu nii keeruline on ja me üldse ei tea, mis me selle teatriga peale hakkasin. Aga see oli just avatud, eks ole, ja... 6 aastat oli teater tegutsenud. Okei, suisa nii, jah. Ma käisin seal avaetendusel, siis oli Väino Uipo veel toimetas. Et nii läkski. Ja siis, kui tuli konkurss, siis ma ikkagi kandideerisin. Olin väga enesekindel. Ma imestan, et nii ülbe inimene valiti siia üldse. Väga imelik. Ja nüüd oled siis mitu aastat juba 20, ei saa veel 20? Ei ole veel 20. Sa olid 21, on ju? Jah, Atško. Okei, aga ja nii oligi? Nii oligi. Tulid, hakkasid toimetama? Jah. Truppi polnud? Mitte midagi ei olnud. Üksi käisid mööda maja? Leena oli leti taga või olnud? Leena oli, jah. No vähemalt keegigi. Ei, aga tegelikult oligi Leena, et eks siin kohvikus sai palju asju räägitud, plaane peetud, suppi söödud, erinevaid inimesi kuulatud. Nii oligi. Hakkasite pihta? Hakkasime pihta. Esimese lavastuse minu ajal tegi Karmen Tabor. Tegigi lavastuse, mille nimi oli 0 tund. Jah. Ja Vahi nüüd juhib Ugalat. Eks ole, et sõbrad tulevad appi. Nii on. Vaata, kokku on teid praegu siin 11 inimest või? 14 koos minuga. Rakveres on 75. Teatris. Yeah. No trupp on seal mingi 18 juba just, õnneks. Nii see on ka tegelikult väike. Me olen 3 pluss 1, eks ole, rääkimata. Aga... No jaa, aga siin on ka maja väiksem. Nojah, aga ma mõtlen seda, et mingid paralleelides mängima hakata või seda te üldse ei mõtle? No muidugi mõtleme, alati mõtleme samm edasi. 2017 lõpetasite, eks? 16. Siis 2016 tulid meile palgale näitlejad. Meil ei olnud enne truppi. Siis oli see, et ministeerium ja omavalitsus lõid käed ja ütlesid hästi. Linn ütles, me anname 1 palgaraha ja ministeerium ütles, me anname 2 palgaraha. Aga kes see neile praegu palka maksab? Teater või ministeerium? Teater ikka. Selles mõttes me oleme sihtasutus. Sama süsteem. Sama süsteem. Palgaraha annab meile ministeerium, aga selles mõttes oleme me eriline teater, et omavalitsuse toetus on meil, ma arvan, Tallinna järel teine. Okei, lahe. Väga võimas. Aga perspektiivis sa näed, et võiks olla mingi 10 inimest trupis näitlejaid? Ma arvan, et mitte 10, 5, 6. Dramaturg võiks olla. Ja kindlasti peaks olema haldusjuht. Praegu ma tegelen, või me tegeleme selle kõige ise. Ja ma vaatangi siin täitsa hämmastunult, et kuidas te tegelikult lajatate mitut ametit, eks ole, et siin Silver Õun, kelle nime ma ütlengi niimoodi nagu saarlane. Sest ta ise ütleb, et ta on Silver Õun. Et ta ei ole Silver Õun, et on Silver Õun. Ja õun veel isegi, mitte õun. Oi jumal. Et juhib autot, ehitab lava, paneb lava üles, on alati etendustel kaasas, võtab maha ja toob seltskonna kohale. Just. Inimesed, kes tegelevad nii rekvisiidi, kostüümi kui ka väljasõitudega. See on tegelikult seda, et ütleme, suurtes teatrites on iga selle ameti peale üks inimene. Et te nagu kuidagi jagate seda siin täitsa õhinapõhiselt ühtpidi, aga teistpidi see võib ju ühel hetkel hakata absoluutselt
hakata töövõimet pärssima, nii nagu on juhtunud, ütleme, ka Rakvere teatris, kus ainult väljasõidu otsa, eks ole, inimesed ei näe oma peresid, mida tahes. Et jah, et 6, aga mitte 10, jah. Ei ma mõtlen trupi suurust, kas 10 oleks Kuressaarele liiga suur või liiga, kui sa mõtled perspektiivis, mitte kes neile palka maksab, vaid mis võiks olla seltskond, kellega saame ka Tšehhovit teha. See unistuste seltskond. Ja kindlasti 9, 10, muidugi. Ütleme, Anton Tšehhovi näitendeid seal reeglina ju alla 10 tegelasi ei ole. Aga külaliste sissetoomine, see ühtpidi, eks ole, on publikule lahe. Et pooled ei olegi teil enam külalised, Raak käib siin vist iga aasta mängimas või? Aga ta on külaline ikka. On külaline ikka. Linnateatri palgal. Aga no see on ka ju omaette maailm, ega kokku saada, mis hetkel keegi kusagilt vaba on ja nii edasi, eks ole. Tasub ju ikkagi neid külalisnäiteid, keda tahetakse ka näha, mitte neid, kes vabad on. Absoluutselt, aga sellest pidid sina ka Rakvere teatri juhina lähtuma, et sa tooksid külalisnäitlejaid, keda tahetakse näha. No ma mõnikord pidin võtma ka selle, kes vaba on, aga sellest ei tähenda, et ta kvaliteet oleks halvem. Aga see on huvitav jah, et inimene vaatab nime ja tuleb tihtilugu selle peale. Aga mitte ainult. Mitte ainult, jah. Nii, aga kui sinust rääkida, mis hetkel sa arvasid, et poliitika on see teema, millega sa pead tegelema? Sihukest hetke ei olnud. Pole olnud ja ei tule ka. Ma panin maha Rakvere teatri peanäitleja ameti 2017 või ütlesin sellise numbri välja, jah. Riigikokku ma läksin 2019. Ma olin 2 aastat vabakutseline, mis oli väga kihvt aeg. Tegin Vene Draamateatris lavastuse Vanemuises. Elustasin endale nii-öelda projektiteatri, mis nüüdseks kannab nime Sagitario, ehk siis Hambur, mis on mu tähtkuju, ja mis oli mu naise neiupileme nimi, ehk siis Kütt. Ja kuna ma olen Isamaad valinud alates sellest hetkest, kui nad orbiiti tõusid, 1 korra valisin sotse, aga seda ainult Indrek Saare tõttu, sest et ma tahtsin talle anda tuult tiibadesse, mine poliitikasse, mees, kellega me 10 aastat koos töötasime. Rohkem ma seda viga enda elus ei ole teinud, et ma sotsi oleks valinud. Nii, ja ühel hetkel nad tüübid hakkasid mulle helistama, et äkki ma loeksin nende reklaame peale. Mõtlesin, milles küsimus. Kuna ma ei lähe, eks ole, südametunnistusega vastu olla, kui Kesk oleks helistanud, siis ma oleks pikalt saate EKRE-st samuti rääkides samamoodi. Et Isamaa oligi põhimõtteliselt ainus, kellele ma oma hääle andsin, sõna otseses mõttes. Nii sinna valimiskasti kui ka telekanalitesse. Ja ühel hetkel Marko Pomerants, kes oli siis olnud juba 20 aastat vist Riigikogus, ütleb, et kuule, et aga tule nimekirja, et mis sa siis Isamaa siin loed, et Isamaa on igavene. Tule nimekirja. Mõtlesin, okei, milles küsimus? Tulen. Ma ei olnud liige, mitte midagi sellist, erakonna liige. Aga Riigikogu valimiste eel ta ütles, et astu liikmeks ka, et mis me niisama jama. Ma mõtlesin, okei, astun. Ja siis kirjutasin, seal samas kui tehti portreepilti, ma kirjutasin avalduse. Isamaa. Ja ma võitsin need valimised Pomerantsi teiseks. Ta kutsus minu endale selle tagust tegema ja ma panin talle 33 häälega ära. Kujutle ette. Ja siis ma sain aru, et oda, mis nüüd juhtus. Ja siis mõtlesin, okei. Ega niisugust mängu ei juhtu teist korda võib-olla elus enam. Kui rahvas on valinud mu Riigikokku ja ma ei lähe, siis ma olen ikka täiesti. Esiteks ma ei julgeks endale otsa vaadata, teiseks mis põhjustel, ma tahan ju näha, mismoodi see asi käib. Mismoodi see värk seal toimib. Mismoodi see on, et ei käigi tööl raisk seal või? Miks kord saal tühi on kogu aeg? Nüüd ma võin rääkida, käiakse küll. Nad on hoopis teistes kohtades kui saalis. Ja see selleks on 3 müüti, mida ma võin ümber lükata, mis Riigikogu kohta räägitakse. Ja ma olin selle fakti ees, et nüüd on, mandaat on mees 4 aastaks Toompeale. Ma ei kujutanud ette, kuidas see kõik juhtuma saab hakata või mismoodi ma ei teadnud sellest midagi. Aga ma otsustasin, et ma lähen. Mis oli muidugi Markole löök Pomerantsile, sest arvasid, et ma ei lähe.
ta kogu aeg helistas mulle enne seda, kui ma pidin viimane päev, sul on päev enne Riigikogu uue Riigikogu kokkukutsumist, on sul võimalus veel ära öelda. Ta iga päev helistas mulle, ütles, et ega ma väga ei tahagi, aga et mis sa mõtled? Ma mõtlesin, lihtsalt helistab, et no ole tubli ja mine ja võib-olla tal oli ka see mõte. Ja siis ma otsustasin ikkagi minna, kogu lugu. No ja siis hakkas see pull pihta seal. Oh God, save the queen. Täiesti teine süsteem, täiesti teine. Kui ma enne olin tunnustatud ja armastatud näitleja, keda kõik vaatasid lahke pilguga, siis ma hakkasin vastu tulevatest inimestest aru saama, kes valib sotse, kes valib Refi, kes valib EKRE, kes on Keskerakond. Näe, üks isamaalane ka, tere. Sõbrad, mitte sõbrad, aga tuttavad. Ilmselgelt, eks ole, liberaalsete vaadetega inimesed, nähes mind, läksid teisele poole teed. Teevad seda nägu, aga ma just ei vaadanud. Et sina tuled vastu. Ei, ma ei suhtle suga, sa oled ekreike. No, nii palju sellest poliitikast. Sinna sattumisest. Aga see 4 aastat tegelikult, see, et ma nüüd kandideerisin, ei olnud üldse nagu see, et lähen vaatan, kuidas läheb, et seekord ma isegi tahtsin. Aga me ei räägi praegu on Isamaa reiting 27%, valimispäeval oli 6 või? Ma võtsin 5. tulemuse. 8 tükki neist istub sees Isamaast. Mina tegin 5. tulemuse. Järelikult loetakse midagi valesti. Ei, see kõige lihtsam asi ongi, see on üldnimekiri. Kui sa ise ei võta või sinu valimisringkond ei võta mandaati, näiteks Lääne-Virumaal jääb 300 häält puudu, 300 häält üks teatrisaalitäis oleks võinud veel anda, kas siis mulle või kellelegi teisele. Me oleks saanud selle mandaadi, oleks Lääne-Virumaa mandaadiga sees olnud. Aga kuna me mandaati ei saanud, siis kõik meie hääled läksid üldnimekirja. Ja nüüd see, kes on üldnimekirja seespool, see siis saab. Et teie Mart Maastik on saanud 800 häälega sisse. Mina 2000-ga ei saanud. Lihtsalt see näide. Mitte, et mul Mardi vastu oleks, vastupidi, tore, et ta seal sees on. Aga hästi lihtne näide. Üldnimekirjas olin ma mingisugune 15, 8 tükki neid pääses, eks ole. Ja kui mõelda kõigi nende häälte peale, 101 pääseb Riigikokku, mul oli 6, ma olin 64. Kujutate? Et selle loogikaga ma oleks pidanud selles vahetuses seal olema. Kui ma praegu vaatan, siis ma tihti mõtlen, et võib-olla ikka oli hea, et ma seal ei ole. Sest oli meil, eks ole, mis meil oli kogu selle põhjamise ja kopitanud konservatiivideks sõimamise juures. Aga meie vahetus oli ikka morsipidu võrreldes sellega, mis praegu toimub. Ja vaata, kuidas kõik on pöördunud. See valge jõud ja Kaja Kallas ja kogu see. Mina ei olnud ka tema vastu, ma ei hääletanud kordagi ta vastu, mis oli kõigile pinnuks silmas, eks ole, mingi Saaremäe ja Ladõnska ja kahekesi, kui nad kaduge minema, siis mingi Refi, kui tahate. Ma ei lähe kuhugi, ma olen Isamaa. Aga praegu, kui on see nii-öelda kaart talle kätte mängitud või mis tegelikult toimub, ma ei sullu maja. Ei päriselt. Et minu meelest see protest, et nad näitavad, et Isamaal on praegu 27% toetust, see on üliäge iseasi, kas siis, kui 3 aasta pärast taas valimised toimuvad, et kas see ka nii-öelda kohtadeks formuleerub, aga see selleks. Kandideerid uuesti? Jah. See on nagu Tallinnast Kuressaarele tuleva lennukiga. Kui ühe korra saad kohale ja teine kord ei saa, ei tähenda, et 3. kord ei tule. Mul on praegu lennukiga olnud 4, ütleme 2-2. Ütleme 3-1 siiski, et ükskord ta läks ära palju hiljem, kui oli vaja, aga läks. Aga see, kuidas ma siin tiirutasin, see oli tõesti Iirimaale tulek. Tulin lennuki peale, hakkame tõusma ja lendan ja see kaua läheb, et ei tea, paneb Stockholmi või. Ja siis tuleb teada, et ei pruugi saada maanduda, see on teile kõigile tuttav. Võeti veel 15 minutit ja siis öeldi, et sõidame Tallinnasse tagasi. Jõuan, vaatan, Piret on mulle kirjutanud, panen sulle Tallinna öömaja või. Mis kurat, kuidas see tavaliselt käib siis? Vaatan nende lennureisijate saalaste poole. Mitte ühte reaktsiooni peale ühe. Buss aeti ette,
kõik räägitakse, et lähete bussi, siit läheb ja siis inglise keeles sama jutt ja mina ainsana küsin, aga kuhu see buss läheb siis? Kuhu see sõidab? Kuressaarde. Nii et selle Isamaa ja valimistega on sama asi, ühe korra sain sisse, teisega ei saanud, vaata, kuidas kolmas kord tuleb. Aga kõige toredam oli see pilt, kui lõpuks siis Üllar ütles, et ta sõidab bussis ikkagi Kuressaare poole ja siis, kui sa jõudsid Kuressaarde 10 minutit enne 12, ma läksin Üllarile vastu ja siis ma nägin nagu seda pilti, selline väike metrobuss, mis on tihedalt inimesi täis topitud, tuleb Üllar lennates välja ja siis sina seda ei näinud, aga seal bussi uksest tulid välja, ütleme, 3-4 naisterahvast, kes vaatasid, kuhu sa lähed, endad kõik selliste nägudega. Ja siis ütles Üllar, et ta ühendas bussiseltskonna ja tõmbasid laulupeo käima. Tagumise osakonna 4 tüki ostsid piletid juba sellele esikale. Kuna jah, ühesõnaga, aga ma sellega eile käisin Coopi poes, vaatan suht tühi, eks ole, sellisel kellaajal, aga mõni ikka seal on ja üks poes ja kassas juba vaatab. Aga ma olin jätnud selle kaardi maha ja mul seda piksutajat polnud, et ma lähengi kassasse seekord. Laseb mul sealt läbi, vaata. Mul olid prillid ka ees, eks ole, müts peas. No viimase võmmina te meeldite mulle rohkem. Ma küsin, mis pärast? No ma ei tea, siin nii tagasihoidlik lihtsalt üks asi ja teine asi, aga no viimase võmmina. Mõtlesin, võtan prillid, et lähen löön mõne riiuli ümberki või. Ja mille peale ta tegi niimoodi? Mõtlesin, ma tulen tagasi, me veel näeme. Võib-olla ta on siin saalis isegi täna. Igatahes selline, nii arvan. Ja ma sellepärast panin nagu võmmi tagi ka selga, et ma saan aru, et seda lastakse jälle telekast. Ja tead, millest ma tajun, et võmmi lastakse? Tuntakse ära. Ma tajun oma populaarsuse järsku tõusu. Eriti puberteetikute hulgas, kes võisid sel ajal sündida või olla valmimisel, kui mina seda sarja tegin. Aga praegu näen, jah, kihistavad pilti. Järelikult vaevat, et nad Hamletit käisid vaatamas. Ei tea, ma arvan, et see on võmm. Nii et tasub teha aeg-ajalt. Sa ütlesid, et sul on kõik rollid said ära ei saa teha, kui olid, et aga mida tahad teatris veel teha? Ei teagi, lavastusi tahaks küll teha. Pigem mulle meeldib nagu see maailm, mida ise veel mängida. Ega ei ole jah niisugust, et vaata, seal on nagu nii, seal ei ole nagu seda balletti ju nii laiali, eks ole enam, et Romeo, Hamlet, McMurphy, Cyrano de Bergerac, vanameeste rollid ja neid ei ole väga palju, eks ole. Lihtsalt, ma ei oska öelda, ma ei tea. Tegelikult ei ole ühtegi sellist, et kurat jäi tegemata. Iga läks mööda, eks ole. Ants Eskola mängis Hamletit, kui oli 60. Et see tegelikult sõltub ju kontseptsioonist või mis lugu sa teed. Mina olin 40, eks ole, kui ma Hamletit mängisin, aga mul ei ole jah konkreetselt. Võib-olla täna hommikul helistas Märt Meos ja pakkus mingit lugu ühe Poola lavastajaga enda projekti teatrisse Raam. Ja ma ütlesin talle põhimõtteliselt jah, teadmata, mis see roll on. Mulle iseenesest meeldib. Poola teater, Raam. Natukene hullumeelsed nad on seal kõik, eks ole. Ütles nagu põhimõtteliselt, et ma hetkel nagu 100% jah ei ütle, aga ütleme, et ju siis on see järgmine roll on kellegi poolaka kirjutatud lugu 50+ mehele, kes räägib minu häälega. Kas sa monotükki oled teinud? No Oskar ja Roosamamma põhimõtteliselt on nagu mono. Kuigi, mitte päris. Mitte päris, jah, aga päris üks ühele, et ainult ei ole. Kas sa uut Oskarit ja Roosamammat oled käinud vaatamas? Ei ole käinud, ta tuli alles välja. Alles tuli vist 14. veebruar või? Teater miks või? Miks teater? Aga kui on Roosamamma huvilisi, ma ütlen igaks juhuks ette ära, et ma selleks suveks taastan korraks selle meie Ines Aruga tehtud variandi loetud etendusteks. Ja mandri peal küll. Võib-olla on Saaremaal ka, ma ei tea. Aga kuna proua saab 85 ja ma tahaksin tema sünnipäeva tähistada, kuna me oleme 10 aastat seda kõrvuti mänginud, ma olen tal nagu poeg. Sõnatuse mõttes me oleme ju käinud läbi kõik võimalikud suuremad ja väiksemad lavad üle Eesti, ka siin mitmeid kordi. Isegi Hiiumaal. Ja et
kui ta vähegi vormis on, et teha 5-6 korda tema juubeliks taastada või noh, ütleme taastada sellisel kujul, kui ta vähegi võimalik on, jah. Räägime lastest ka. Sinu vanemad lapsed Karl Robert ja Marii Ingriin on mõlemad teatris. Kas see on kuidagi, Marii ei olnud vist nii palju, Karl Robert on nüüd tegelikult täiesti teatris üles kasvanud laps. Ei, mõlemad ikka enam vähem. No, Priinu võib-olla natuke vähem, kuna ma siis olin juba Rakveres. Aga Ugala-aegadel Robi oli kogu aeg seal ja ta oli otse lavalt läks ju. Ta põhimõtteliselt on, Karl Roberti esimene roll on meie diplomi lavastuses Meie Maik, kus ta mängis sündimata neegripoissi. Tiina Kõhus. Et seal loos ongi nii, et peategelanna jääb last ootama ja Robi oli siis põhimõtteliselt see laps, keda ootama jäi seal Kõhus ja ta läks ju ja ta sündis Ugala lavalt. Meid võeti just vastu, rivistati üles meid kõiki 6 või 7, kes me olime, šampanjaklaasid anti kätte. Ugala hooaja lõpupidu 6. juuni 2022. Ei. 1909. Jessad Jeesus. 1992, jah. 6. juuni oli täpne. Ja hooaja lõpupall näidati meid uusi tulijaid, Tiina võttis pokaali šampust ära ja ütles nüüd. Ja 0056 oli Robi sündinud. Me saatsime ta kõik Ugala valvelaua uksest välja, masin sõitis ette. Aga see ikkagi, et lapsed on mõlemad teatrisse jõudnud, et kas see on kuidagi üllatav, kas sa oled nagu rõõmus selle üle või see... Olen küll, jah, mina olen väga rõõmus. Ma juba algusest peale teadsin, et ma tegelikult isegi tahaks, et see nii läheks. Paljud näitlejatest vanemad ütlevad, et mitte mingil juhul ja et see amet ei ole nüüd küll see, mida pidada, ma ei tea. Noh, siis oled sa ise valesti elanud minu meelest, kui sa ütled, et see amet, mida sa tegelikult pidanud oled, ei ole õige. No Robil juhtus see nii, et ta pärast keskat, eks ole, püüdis kõigepealt Viljandisse sisse saada, komissarov teda vastu ei võtnud, siis astus teie kursusele. Raudsepp ja Lauktam Unt ei võtnud teda vastu. Ja siis ta astus uuesti Viljandisse, kuni siis koma võttis ta ikkagi mitte armust. Nüüd on mees küps. Võttis ta vastu. Et see polnud üldse lihtne. Tüüp astus 3 korda kooli, et teatrikooli saada. Et siuke värk, et kellegi poeg või onupoeg või tädipoeg see õnneks selles koolis ei mängi. Isegi kui võid sa olla selle õpetaja üks lemmikuid, kes kursust võtab. Marii Ingriin rääkis mulle, et ta proovib ka ja minu meelest ta käis ka astumas lavakasse. Aga ei ma mäleta, kelle kursale. Ja siis ta läks õppima kultuurikorraldust. Või õppis ta juba kultuurikorraldust ja püüdis vahepeal näitlejaks. Ma pean üle küsima ta käest. Ja lõpetas kultuurikorraldajana, ja nüüdsest on ta Ugala teatri teenindusjuht. Jah, täpselt nii. Nii et jah, ja mõlemad on Viljandis tagasi, et huvitav ikka nii-öelda juurde. Nii on, aga väiksemad lapsed on 5 alles, nendest me veel kuuleme. Ja, viielised. No üks on laulja, see on selge. On jah? On. Freia laulab ja Eirin tantsib. Ilmselge, ta laulab ikka väga hästi võrreldes minuga. Ta ikka võtab ja laulab asjad ära ikka. Ja, inglis keelt ta veel ei oska, aga ta teeb ise need sõnad sinna juurde, nagu 500 teevad, eks ole. YouTube laulavad järgi ja David Bowie't. Aga nende sõnadega, aga nende autorite viisidel ikka. Bowie laulgab Bowie viisil, aga mitte let's dance, vaid sit down. With or without you. Et noh. Ja David Bowie oli esimesi nimesid üldse, mille nad ära õppisid. No, nemad ütlevad ka koos David Bowie, eks ole, nagu Silverõun. David Bowie, et nad ei saa aru, et see on kaks nime. Ja nüüd tuleb teade, et nende tädi ootab last ja siis küsiti, mis nimeks võiks saada, mis sa pakud, mis lapsed pakkusid. David Bowie. David Bowie, Jaakan.
David võiks olla poisil eesnimi. Kas on küsimusi äkki? Küsiks küll kohe selle teema jätkuks. Kuidas on, missugune on olnud erinevus või kas üldse on olnud isa roll suurte lastega, isa roll väikeste lastega? Väga erinev on see. Et olles 22, kui Karl Robert sündis, ma ise poisike peast veel, eks ole, või emotsioonid on hoopis teised ja jõud on hoopis teine ja sama, et ei maga ja see on täitsa mööda minnes. Ja Marii Ingriini puhul ma olin 27, mis ei ole ka mingisugune teab mis vanus. Aga kui enne 50. juubelit vanajumal sulle ikka topelt tulistab või ütleme, ma olin otsapidi nagu juures ka. Aga ma isegi ei osanud öelda, et mida sa nüüd mõtled sellega. Ja doktor ütles ka mulle, doktor Šois, et vaata Üllar, kuna ta mul tuttav, sinu vanuses tulistatakse tavaliselt tühja. Aga topelt! Ja see vahe ongi, et kui 22-selt minna hommikul vankriga läbi Mudaste tänavat ja pole mingit küsimust, 50-sina ikka mõtled, et kaua see nüüd kestab ja saad aru, et ega see kestab pikalt. Ja kaksikutega oli ka see teema ju, et nad tuli üles äratada, et nad kõhu täis sööksid vähemalt 2, 3, 4 esimest elukuud. Nad ju ei tule ise selle peale alla 3 kuused, nagu nad on, kui nad sünnivad. Või alla 3 kilosed, vabandust. Ja et siis sa pead ju nendega toimetama ja ütleme, siuke värk. Aga mida ma enesele lohutuseks, ma arvan, saan öelda, et ega seda teadmist, et see kõik tegelikult läheb väga kiiresti. Mul sellel ajal ei olnud, sest ma olles 20 pluss ma ainult ootasin, millal see ükskord mööda saab, millal see kõik ükskord mööda saab. Millal nad ükskord kooli läheks, et ma saaks jälle oma eluga tegelema hakata. Siis alates nende sünnist, kaksikute omast, ma ei ole mitte hetke ka endale seda küsimust esitanud, seda palvet, et läheks nüüd ometi kiiremini. Ma olen kõige selle juures osanud nautida iga hetke, iga nende erinevat staadiumit, alates esimesest naeratusest kuni esimese sõnani ja kõige selleni, et see tarkus või on see lohutus. Et ma arvan, et see, mida mul ei olnud, et mul oli kõik muu oli tähtsam. Muidugi teater, mida vaja juhtida, kui tütar sündis, eks ole, ja kõik muud asjad. Aga nende pärdikutega on jah see, et... Kas on veel küsimusi? Kas võib-olla lõpetuseks midagi selle Iiri loo kohta, mida me kohta? Iiri loo kohta, aga mida ma sellest ette võiks teile rääkida, et saali tulles aru... Võib-olla nagu laiemalt, et alguses kõlas nagu see mõte, et need Iiri lood on nagu sind köitnud ja mind ka. Et mis on see, mis sind on need Iiri lood? Kuidagi ma tunnen seal midagi väga ära, kuigi ma olen ju täiesti teisest keskkonnast. Jah, ma saan öelda, et need tuhamäed meenutavad mulle tihti lugu Iiri maastikku. Et jah, tuhamägede iluduskuninganna. Aga teine asi on see mingisugune temperament või ühtpidi läbi kirjanduse, läbi luule, mis on mulle nagu väga omane ja ka läbi muusika. Ja teistpidi mingi selline must huumor kohati või selline, nad julgevad nalja teha tihtilugu nende asjade üle, millega võib-olla mõned teised rahvad ei julgeks. Ja nad on samamoodi jutustajad nagu meie. Ega meie oleme ka ju jutustajad pärimuse najal üles kasvanud ja seda võib öelda ka teiste rahvaste kohta, aga ikkagi see lugude rääkimise oskus või tahtmine. Ma arvan, et see on see, mis meid ühendab. Ja jah, on ju inimesi, kes on, eks ole, anglofiilid ja kes ma siis olen. Ma nende keelt ei ole ära õppinud. Ja ega nad ei oska seda isegi enam, kahjuks. Ainult Araani saartel. Et inglise keelt me mõistame ju kõik, aga nad on teinud ühtpidi enda vallutaja rahva keelest teinud relva, millega nad on lajatanud üle maailma, eks ole. Teinud selle enda omaks. Meil on läinud palju paremini. Juba ainult selle tõttu, et me räägime terve tänase õhtu eesti keeles. Nemad seda enam ei saa. Kui nad ise just ei lähe kooli, et seda spetsiaalselt endale... Mõelge, mis seisus üks rahvas on, kellel ei ole enam enda keelt. Mis kõlab nagu haldja keel.
võiks natuke laulda, siis nad kuuleksid. 7. märtsil. 7. märtsil, jah, õige vastus. Et see on olnud jah, ja ütleme, see lugu nüüd konkreetselt Üksildane lääs saab 25 aastat saab sellest, kui ta jõudis esimest korda Eesti lavale. Üldse Martin McDonagh esimest korda Eesti lavale veerand sajandit tagasi. Ja mul oli au selles mängida. Teie tõite ju maale selle autori, eks ole, sina ja Jaanus. No ütleme, Rohumaa leidis ta. Inglismaal ta õppis Royal Courti juures mingit täienduskursustel aasta aega. Ta on meie vanune, eks? Rohumaa, Martin või? Martin. Jaa, ta võiks meil kursavend olla, jah. Ja. Ta on minu meelest ta märtsis sündinud. 70 minu meelest oli sünniaasta. Et ta on just mingi 6 aega vanem. Jah, ta on täpselt meie võlgkond ja kogu see tema näitekirjaniku keel on ka kuidagi nagu kristalliseerunud või mingi kvintessent sellest Iirist, mis mulle meeldib. Seal on teatud osa punki, teatud osa sellist, no mitte punki sellise Villutamme mõttes, aga just sellist elu jaatavat, natuke läbi elu kõndivat mentaliteeti, aga samas on ka sellist õrna ja võib-olla kusagil sealpool olevate hingede või haldjate maailma, eks ole, millest seal ka räägitakse. Et ja seda näidendit ise ma pean üheks no, kui mitte öelda 5, siis vähemalt 10 parima näidendi hulgas üldse olevaks, milles ma olen mänginud või mida ma tean. Ja sinna hulka jäävad ka Shakespeare, sinna hulka jäävad ka mõned Tšehhovid võib-olla, aga ta on sellise kullaprooviga materjali iseenesest ja ühtpidi hästi lihtne. Aga teistpidi need mõõtmed, mis sealt nagu läbi jooksma hakkavad. Nüüd lugu ära rääkimata, et kutsume teid kindlasti vaatama. No, selles mõttes on ju see huvitav, et teda on Eesti teatris on Martinit tohutult palju tehtud. Tõesti, kõik asjad on ära tehtud ja mitu korda. Et ta läheb nagu korda rahvale ja meie publik võtab ta hästi omaks. Et tas kõigest sellest, kui ta ütleb ka võib-olla tõlgituna võib-olla ropusti mõne asja kohta, eks ole, tal on lihtsalt fekk. Aga ta ikkagi räägib nagu elu nagu põhiküsimustest. Hoolimata sellest, et see ei pruugi esmapilgul või esmakuulamisel üldse, mis asja nad jauravad seal mingisuguste kartulikrõpsid või puskari pärast. Aga tegelikult küsivad nad põhiküsimusi. Üllar, kui sa ise mängisid seda, kas sa siis juba mõtlesid, et tahaks seda kunagi lavastada või millal tuli see, et seda materjali? See tuli alles hiljuti. No ma eeldan, et see näitemäng on mul kogu aeg taustal kõlkunud, aga temaga on olnud see lugu, et ma tegin ta nii, mõne tekstiga on nii, et midagi jäi tegemata, ma tahan seda teha. Aga selle meie versiooniga oli nii, et see oli, paremini enam ei saa. Minu enda jaoks tundus. Mõned ikkagi on nii, et ma olen mänginud ja siis seda tahtnud ise uuesti lavastada, sest mulle tundus, et tegelikult saab küll paremini. Aga kuna nii palju aega on mööda läinud ja tegelikult ka mitmed asjad on muutunud, ka mingid hinnangud, üldse nii sotsiaalsed kui ühiskondlikud hinnangud on muutunud. Nagu mulle tundub, et see tuli uuesti päevakorda tõsta. Ma pakun 2-3 aastat tagasi mul see mõte tekkis, et võiks teha, aga nüüd niimoodi, et mina ja Rohumaa mängiksime vendasid. Ja Karl Robert on juba nii vana, et isa Veltsi mängida, ehk siis Jeesuse vanuses. No ja siis puht pileti müügi mõttes võtaks Saara Piusi võtaks tüdrukuks. Selle paneb küll saalid täis, on ju. Aga sinna see mõte jäi. No mõte kui seesugune. Ma isegi rääkisin Rohumaaga, et äkki teeme. Teeme. Aga noh, jah. Ja siis kui Piret ütles, et kuule, tule tee meil midagi Kuressaares. Siis ma esiotsa ei mõelnud selle loo peale üldse, ma pakkusin ühe teise loo välja. Aga siis sain aru, et mis mõttes. Ja ma arvan, et me tegin väga õige valiku, et tagasi helistades öeldes, et kuule, üks lugu, Just. Et see mulle meelde ei tulnud, vabandan, aga palun andeks meil. Ja siin me nüüd oleme. Me istusime mere ääres või terrassi peal ja rääkisime igasugustest materjalidest ja kõik ja siis, kui ma ütlen, ma ei mäletagi, kas sa helistasid. Helistasin. Või oli see meil, aga kui see oli ka meil, siis ma sain ka meilist aru, et kuule. Ei, ma helistasin. Sa helistasid? Ma helistasin, me läksime laiali nii, et sa saadad mulle ühe teksti ja ma saadan teile teise. Ja siis kõndisin tagasi sinna spa poole. Oleg Kross.
Geo, Georg Ots. Oleg Gross ja Georg Ots. Ja siis mul karjas pähe, siis ma helistasin tagasi ja saatsin Piretile ja Aarnele. Ja ei läinud paari päevagi, kui juba tuli. Hakkame pihta. Jah, väga hea. On meil küsimusi? Ma tahtsin komplimendi. Ma tahtsin lihtsalt selle haakub sellega, et see näide on vist ilmselt paljudele korda läinud, sest Velvo ja Hannes Prikk seda. Tulevad. Velvo Väli ja Hannes Prikk olid need, kes mängisid vendasid siis meie variandis. Kas nad nüüd teatasid sulle? Nii lahe. Tuleb praktiliselt Beatlesid tulevad kokku. Piret küsis. Mina olen näinud Lemmikesega Käobesa, meeldis, film meeldis rohkem. Teie olid muidugi väga heas. Suur tänu. Mis mulle jättis suure mulje ja jälje oli Cyrano de Bergerac. Ma ei teadnud sellest palju, ma teadsin seda nime ja ma käisin seda vaatamas. Pärast seda ma tellisin endale välismanetipoest filmi. Depardieuga. Täiesti ka Depardieu's sarmanud. Mina algatasin armastuse ja nüüd läks Depardieu'd saab edasi-tagasi kerida. Teine on Ramblevil on ooper, ka selle plaadi kõva hinna eest, sest et see oli tohutult kallist, et seda vist väga palju ei ole. Nii et jah, ja te vist saite ka preemia. Meesnäitleja preemia anti selle eest, jah. Väga, see on tore lugu, kas üks materjal jõuab niimoodi. Ja see on üks parimaid Eesti oopereid minu meelest üldse, see sama Cyrano de Bergerac. Kelle lavastus oli Rumka? Selle lavastas Komissarov. Kalju Komissarov lavastas selle. Meie viimane koostöö minu meelest. Vahepeal tegime veel midagi. Ene tahtis küsida. Tagasi selle tulipunase lillekese juurde. Kas meil on jõululavastus Piret teada juba, mis tuleb? Tulipunane lilleke ja Üller. Tuleb või? Ma ei tea, mis Ene mõtles praegu selle. Võtab see aasta nagu talve lastega ka lavastada. Detsembris või? Siin peab olema tulipunane lilleke. Aga mul on vist seal on juba midagi ees kahjuks, ma arvan. Ei, mitte sellepärast, et ma ei taha tulla. Aga vist üks Rakvere teatri projekt tuleb sinna. Aga miks mitte? Ei. Lastele teha, ma olen päris palju teinud. See on täiesti omaette maailm. Ja ma ei ole kunagi öelnud, et ei, kõik alates Stopardist allapoole ma ei tule. Et kui on vaja, tuleb teha Triin ja Päike. Või Piret Rauga 7 sõpra, midagi sellist. No mis tahes. Lastele teha on tore. Aga teil on siin ju 3 poissi ja üks neiu käib ka, et kas nemad ei taha lavastada ise. Ja neid ei lasta veel. Sa juba tegid ju midagi. Markus tegi. On veel küsimusi? Nii. Enne oli Mati Hundist juttu. Kunagi Komissarov kuskil intervjuus on öelnud, et ta ei jõudnud Matit nii palju kiita, kui Mati seda soovis. Ütlesite, et teie olete Mati üks viimaseid sõpru või päris sõpru. Et selle vaatemaga, kuidas oli? Mina kiitsin igal võimalusel, polnud üldse küsimust. Ma ei olnud üldse kade ja see talle meeldis ka. Et tal oli jah ta tahtis, et tema mõte oleks geniaalne ja sa pidid talle seda ütlema. Aga Kalju tahtis, et tema mõte oleks ka geniaalne, kes talle seda ütles. Et Matiga tegelikult oli ühtpidi väga lihtne, teistpidi väga keeruline, sest ta tihti kippus inimestest ära väsima ja ta niimoodi lõpetas suhtlemise. Et väga paljud näitlejad, kes on olnud ta lemmikud ja kelle võib-olla näitleja teel ongi tööd temaga olnud kõige tähtsamad, on pärast seda, kui Matil tuju või huvi nende vastu ära kadus, on tühja maad. Okei, Andrus Vaarik on välja vedanud uhkelt, eks ole. Aga näiteks Liina Olmaru väga pikka aega ei leidnudki endale enda lavastajat enam. Seda ainult Matiga ta tegi. Või Avdjuško, Aga tema edevusest rääkides, siis sel ajal, kui me tegime suvekooli, oli Matiga juhtus üks väga tore lugu ja ta ise armastas seda kohutavalt, ta rääkis seda mitu korda. Ja see oli selline lugu, et Mati tuli Tallinnast Rakverre pidi sõitma ja istus vale bussi peale Tallinna bussijaamas. Ja see nagu sõitis, suund oli õige, aga see sõitis kuskil mingisugune, ühesõnaga Rakvere, ta sõitis nagu ümber Rakvere linna. Ja siis läks Mati ühel hetkel avastas, et ta vist ikka Rakverre täna ei jõua ja läks bussijuhi käest küsima.
ja siis ta nagu ütles, et mind ju mitte keegi ei tea, mina ju ei käi laval ja see Realis. Ja siis oli bussijuht talle öelnud, et teate, see koht, kuhu teie praegu sõidate, seal ei ole kunagi midagi lavastatud. Ehk siis bussijuht tundis ta ära ja ta oli selle üle nii kohutavalt uhke, et ta rääkis kõigile nädal aega. Kuhu ta sõitis? Ma ei tea, kuhu ta Mäetagusele? Mäetagusele ja kuidas ta sealt ära, seda ma enam ei mäleta, aga lihtsalt ta oli väga vaimustatud sellest. Ja, mul on veel üks küsimus selle sama teemal, et ei maksa ilmselt küsida, et selle Mihkel Muti raamatu olete teie kindlasti läbi lugenud. Ühe hooga, jah. Nii. Et mis ma ütlen? Suurepärane. Jaa, et see paksus ei pruugi üldse hirmutada. Et ta kirjutab seda nagu äärmiselt olulisest vaatepunktist. Ühtpidi nagu läbi oma sõbra Prisma, kellest ta teab ju väga palju ja kellega ta on ju kõvasti suhelnud. Aga ta on sinna kõrvale suutnud luua ka täpselt minu meelest need pildid sellest ajastust, on see siis 70-ndad või 80-ndad, mis tegelikult nagu ümberringi toimus. Et ühtpidi ta räägib nagu isikliku lugu enda sõbrast. Aga teistpidi kogu see geograafia seal ümber ja mis juhtus ühel või teisel ajal ka võib-olla mujal maailmas, et ta on nagu väga mitmekihiline selle otses mõttes. Et ta ei ole nagu pelgalt mina ja Mati see lugu. Et võib-olla isegi teda tundes on ta ennast nagu hämmastavalt tahaplaanile tõmmanud, et ta Mihkel Mutt siis. Võrratu elamus. Pluss see, et ta mängib mõttega, mis oleks võinud juhtuda, kui neid või teisi samme ei oleks Mati astunud. Et jookseb nagu kogu selle 50 aastat kultuuri siiamaani läbi. See oli üldse õnnelik, et kui see suvekool sündis, siis tegelikult esietendusele tuli see seltskond, kes oli omal ajal väga tihedalt suhelnud, Jüri Arrak, Vaino Vahing. Nad omavahel küll ei olnud enam suured sõbrad, näiteks kui Mati pidas kõnet, siis Vaino Vahing pillas maha kõik kahvlid, näiteks tegi tohutult kolinat, et see oli tajuda mingisuguseid siukseid, aga nad olid olemas ja nad olid kohal. Ja Vaino võis lihtsalt kogemata maha pillata. Ei usu mina. Tal ei sündinud ükski asi niisama. Jah, nad ju ikkagi helistasid üksteisele ja ajasid jutte. Aga Mati puhul veel see, et tal tuju hea oleks, tuli rääkida tema asjadest, tema lavastustest. Ja kui ta juhtumisi küsis ka, et mis sa praegu teed, siis ei tohtinud jääda rääkima, et ma praegu teen Roman Baskiniga Hamletit, tead, me teeme seda, siis ta läks kohe poole lause pealt läks tuju ära ja ta ei tahtnud enam seda kuulata. Et sa ei saanud talle kiita, kui lahe sul aeg-ajalt teistega koostööd teha on. Siis tuli öelda, me tead, selle Romkaga teeme Hamletit praegu. Teksti on nii palju. See talle meeldis. Niisugune. Kas on veel küsimusi? No ka kena. Ma lähen teen vahepeal suitsu. Kuulge, väga kena. Nii tore. Kuidas Saaremaal töötada? Väga kihvt. Eriti praegu, te küsisite ka nende kaksikute teema kohta. Mul ei ole äratus kell 6.20. Ma vaatan kell 9 kella, mõtlen, mis mõttes? Ja mul on 2 tundi selline aega, kui ma proovi pean minema. Nii et puhkus. Igatahes välja magan ma ennast siin küll. Pluss see, et kõik on nii lahedalt käe-jala juures ja me oleme väga heas staadiumis oma tükiga, et me alustasime üldse veebiteel. Siis me tegime pikalt proove Tallinnas Teatriliidus ja nüüd kohale jõudes, mul ei ole sellist kogemust elus olnud, ma tulen kohale teatrisse, mul on lavakujundus olemas ja ma hakkan siin proove tegema. Et muidu ikka ootad seda, eks ole, millal see ehitusmees jõuab oma asjadega või, et väga kihvt on teha. Ja näitlejatel on juba peaaegu kõigil tekstid peas. Kellel ei ole? Ei tea. Ei, see ongi erinevad rütmid.
Aarne Üksküla ütles mulle kunagi kooli ajal sellise lause, et isegi kui sul tekst peas ei ole, ütle seda perfektselt välja. Ja siis ma mäletan, ta läks laval, tal oli tekst, näen paati siia poole sõudmas. Ja ta lajatas perfektselt. Näen paati kõndimas. Üks küsimus, ma mäletan, kui me Konsis olime, siis sa käisid hästi palju vaatamas Draamateatris Majahoidjat. No need 7-8 korda, mis nad mängisid, kõik vaatasid ära, jah. Mis su ma ei tea suurim, aga üks suurimaid teatrielamusi? No see on erinevatel etappidel olnud erinev, eks ole, käopesajaga sa oled 18, see on absoluutselt teine asi, kui ma ei tea, 40-aastasena mingisugust asja vaadata ja sa ei saa seda laksu sealt kätte. No ma pean paraku tunnistama, et nii see on. Ma usun, et sa oled muga kuskil nõustud, et meie sugustele on juba väga keeruline pakkuda elamust. Me ikka kipume vaatama, kuidas nad seda teevad. Või et nad tulevad selle peale ja seal hakkavad võistlema, kui geniaalne mõte, eks ole. Aga ma ei saa sellest võib-olla elamust, vaid ma lihtsalt, et kurat, kui on kihvt. Ta tuli selle peale, ma ei oleks tulnud. Et see elamus, mille sa noorena või ütleme selle avatud hingena saad, need ikkagi on, et ikkagi. Aga ma tunnistan, näiteks Ojasoo Macbeth on võrratult tehtud. Ma ei saanud sealt elamust. Aga ta on võrratult tehtud ja ta on tehtud nii suurejooneliselt ja kõik need parameetrid on 100%. Aga nüüd seda laksu, et vaata, kuidas ta ikkagi seda Macbethi mängis või mismoodi see naine nüüd selle nii-öelda piltlikult õuna talle nina alla keerab, eks ole, et Aga muidugi sealt lavaka ajalt järjest juba ju tunned, et oled üks osa peaaegu sellest seltskonnast ja alles see Aarne Üksküla sind õpetas ja juba ta mängib seal, eks ole. Et need on ikka võrreldamatud sellega, mis praegu. Aga mis mulle meeldib, kui laval on andekad ja professionaalsed inimesed. Ja seda te näete 7. Ja 8. ja 9. Jah. Täpselt nii. Kas on veel küsimusi? Mul on ju piinlik. Siin Allar Noormets ütles samasugusel üritusel, et teater liigub kuidagi liiga selle, te olete ka paar korda nüüd öelnud intervjuu jooksul, et teater liigub kuhugile väga, et mõned teevad veidraid asju, liiga veidraid asju. Et mis see teie hinnangul on, kas teater pigem klassikalisemat laadi või ongi see, et pool publikust ei saagi väga hästi aru? Jah. No Allari puhul ma saan aru, et olles ise linnateatris olnud ju praktiliselt kogu oma teadliku elu, ongi võib-olla ka olnud sunnitud kokku puutuma enam-vähem ühe konkreetse süsteemi või koolkonna või kuidas me seda ka ei nimeta teatri tegemisega. Ma olen andnud endale võimaluse väga erinevaid asju proovida. Ega mulle ka tegelikult selline valgetes aluspükstes ringi jooksvad mehed ei istu. Pärast siis veel Mirtel Pohla tuleb kuskilt diskokeraga alla, eks. Aga ma ei eita seda kui võimalust ja ma ei eita seda, et see on ka teatud osale publikust võib-olla palju huvitavam kui see, kui mingisugune vennikene kahtleb kogu aeg selles, kas öelda Natašale või Mašale, et ta teda armastab või ei suudagi öelda ja teevad seda 4,5 tundi igavast tšehhovlikus võtmes, eks ole. Et see on jälle teine äärmus. Et ma ise näitlejana olen küll püüdnud vastu võtta erinevaid rolle. Aga ma ei arva, võib-olla on antud sellele alternatiivsele teatrile, mis kunagi oli alternatiivne teater, rohkem sellist peavoolu teed või õigusi. Aga kes see neid õigusi annab või ei anna peale publiku, see on juba teine küsimus. Me võime vaadata kas või sedapidi, et 90-ndatel võtsid järjest lavastaja preemiaid Nüganen pedajas, Nüganen pedajas, unt pedajas, Nüganen pedajas. 2000-ndal nad kadusid, hakkasid võtma mingisugused täiesti teised.
Ojasoo, Jalakas, Ojasoo, Jalakas, aga žüriid olid vahetunud. Nii lihtne see ongi. Ega Nüganen Pedajas, Nüganen ei teinud sellepärast halvemaid lavastusi. Lihtsalt neid ei tõstetud enam nendeks etalonideks. Et on see nihkuv vaatepunkt, nagu Peeter Pruuk kirjutab. Ühel hetkel me näeme teatrit sellisena, me tahamegi sellist teatrit, järgmisel hetkel ühiskond muutub ja muutuvad ka meie vaatepunktid. Et ei ole nagu kindlasti nagu ühte ja kindlat kalmurada selles teatris. Mõnele meeldibki see, kui lähed ja oled need 3 vaatust ja mõtled, kas ta saab lõpuks mehele või ei saa. Ja teine on see, et kui inimesed jooksevad oma kopsud kurgust välja ja püherdavad kõntsas, eks ole. Mingi elamus on see ühele või teisele. Yeah. Te olete ju ka suur luulesõber. Mis on viimane luuleraamat, mida seda esitanud seda? Viimane üldse või? Viimatine või lihtsalt, mis on silma jäänud elamus? Praegusel hetkel ma ei oska öelda, kas ta nüüd viimane on, aga mille peal ma olen erinevatel põhjustel nagu peatunud, on tegelikult üks täiesti tundmatu autor, kelle nimi on Anu Kokk, kes on seotud improteatriga, aga nende improringidega ja kellega ma tegin suvel ühe koolituse ja ta luges oma luuletust ja ma küsisin, et mis asi see on ja väga, väga lahe, et ma ise kirjutasin ja siis tuli välja, et ta on isegi avaldanud kogu, mida ei ole võimalik saada ühest käesti varustatud raamatupoest, ainult autor ise müüb. Näiteks, aga no klassika satub ka ikka aeg-ajalt, et niimoodi. Ja kellega ma hetkel tegelen, on Aleksander Suuman, kelle teostel põhinev lavastus tuleb välja 17. või 14. aprillil. Ma osalen seal kui näitleja, et seda lavastab Arlet Palmiste ja mängin mina ja Margus Kroosne. Nii et süstemaatiliselt pähe õpin ma praegu Suumani tekste. Et selles mõttes ma ei osanud kohe vastata, et kummaga. Aga loen ma näiteks sellist tundmatut Eesti autorit. Ainult laulutekste. Ja siis, kui keegi sõber tahab, ma niimoodi nagu sahtlisse ei kirjuta, et untsakatel olen palju kirjutanud. Jaan Sööt, Bonso. Et ma päris nii, et ma hakkan aga vihtuma, seda ei ole. Ja. Juba ainuksi selle tõttu, et mul on need poetidest eeskujud nad on nii pikalt eest ära, et kui ma kunagi püüdsin kirjutada, hakata ise luuletusi kirjutama, siis niisugune vaese mehe Juhan Viiding tuli sealt. Et peab olema aus enda vastu. Et jah, Jaan Söödiga me oleme rääkinud, tema ütleb, et ma olen poeet, ma ütlen, et ei ole, ma olen lauluteksti autor. Et Indrek Hirv on poeet, aga Saaremäe kirjutab teile lihtsalt sõnu, mida te saate maha laulda. Ja siis võtta au ja kuulsust selle eest. Nii. Kena. Ja mida sa pakkad? Aitäh! Tulge, suur tänu teile!